Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Tanel Lillepalu, Jolose partner, tegevjuht, üritusturundusagentuuriga on siis tegemist. Tere kutsumast, tere! Täna me räägime üritusturundusest ja Jolos ongi õige partner meile selleks, sest oled aasta üritusturundusagentuur mitmeid aastaid järjest. No Tanel, räägi kõigepealt, et kuidas sa sattusid üldse valdkonda, et mis need eelnevad teekonnad olid ja kuidas siis see Jolos seal sündis? Jah, see on niisugune huvitav teema, et ma isegi võiks öelda enda puhul on see juhus, et ma tegelikult ei ole seda valdkonda kui üritusturundust endale nagu teadlikult koolis või karjääriredelil kandideerides valinud, et mind kutsuti kunagi Kalevisse tööle üritussektorisse ja ma arvan, sealt on läinud edasi need ühte agentuuri ja siis aastal 2009 meie viimases õiges majanduskriisis enda ettevõtte asutamine, et ma arvan, sealt see teekond on nüüd nagu alanud ja 16 aastat kestnud, et no, lühidalt öeldes. Ja nagu sa ütled, et asutasite kõige halvemal ajal, samas osad ütlevad, et see on kõige parem aeg, et siis kui on kriis, siis on tavaliselt nagu võimalused, et mis see mõtlemaailm seal oli, et kas see oli niimoodi, et midagi muud ei olnudki võimalik teha, sest ei olnud tööd, et siis tuli ise hakata tegema või mis see nagu ajend oli? No ma arvan, et kriisis kõik mõtlevad, et see on väga hull aeg, kus olla, aga tegelikult tagantjärgi ma arvan, et ka mu enda elus ja ka Jolos teekonnal kriisid on ühed paremad kohad olnud, kus tegelikult startida ja kus tegelikult muutusi teha, et ta oli väga raske aeg selles osas, kedagi tegelikult ju ei huvitanud, et mingi uus agentuur on turul, kellegi raha ei olnud. Ja ma arvan ka need, et kes turul olid jäänud, see konkurents oli tihe, et võib-olla see mindset sellel hetkel oli see, et siis ma usun ka nagu igas kriisis on see, et tuleb leida see oma unikaalsus ja oma see eristumine. No aga küsin mitut asja sellega, et kui sa, tähendab, kas see oli selline nagu sunnitud käik, et teil ei olnud midagi teha ja siis te vaatasite, et kellega võiks ja tead, et okei, see on asi, mida me nagu teame, et mis see nagu... Ei, kindlasti sunnitud käik, et kui sa tegelikult, ma arvan, see on ka üks koht, kus ma olen töötu olnud ja kui sa töötuks jääd, siis sul ongi kaks valikut, sa lähed tööle või hakkad ettevõtjaks. Ja selles valdkonnas lihtsalt ei olnud tollel hetkel tööd, siis ei olnud nagu muud väga varianti, eks ole, jah? Põhimõtteliselt küll, aga võib-olla olles noor ja hulljulge too hetkel, siis tundus ka, et võiks proovida selle ettevõtjelu. Sa asutasid kahekesi või olid rohkem alga? Ja mul oli tegelikult hea sõber Martin Rauam, kellega me endiselt koos teeme seda Jolost ja veame. Tal oli umbes samasugune story, et maailmas sai raha otsa ja kui sa töötuks jääd, siis midagi pead tegema, et siis istusidki kaks sõpra Reval Cafees ja kirjutasid äriplaani ja siin me oleme. Vaata, siin on ka nüüd huvitav tähelepanek, on öeldud vahel, et kui sa tahad sõbrast ilma jääda, siis laena raha või alusta äri, eks ole. Et teil on õnnestunud nii hästi rollid jaotuda oma vahel, et... Jaa, ei, selles mõistes me oleme kogu aeg kuidagi nagu püüdnud üksteist katta ja ma arvan, et nii on see siis töös või sõjas, sa peadki nagu oma seljatagust ja kolleegi nagu aitame, toetame, katma, et kindlasti vaieldud on palju selle üle, kellel on õigus või kuidas peaks tegema, aga ma arvan, täna on see selline pigem üksteise täiustamine juba tükk aega. No kas võib väita seda, et sõbra puhul on üks oluline komponent, on see usalduse küsimus, et sa tunned teda, sa usaldad teda, et sa ei pea kogu aeg mõtlema, et kas ta veab mind alt või läheb kuskil ära, eks ole, kui sa nagu koos paned kõik rauad tulle. Kindlasti ma lõpuks arvan, et see usaldus laieneb sulle juhina tegelikult tervele oma tiimile. Et kui ma ei usaldaks oma tiimi, et ma tegelikult ei saaks magada, kas siis nagu tiimijuhina, tegevjuhina või ettevõtte omanikuna, et sa tegelikult usaldad. Ja kui sa ei usalda, siis on tegelikult usalduskriis on ja ma arvan, et see... Ja siit ongi, et ega usaldus ei teki kohe, see tekib ju tegelikult mingi ajaga. Aga ma arvan ka, et nagu lõpuks juhina sa pead usaldama ka inimesed. Aga kui te omavahel nagu vaatasite, et kellel mis kompetentsid on, et kas need olid nagu sarnased kompetentsid või mis osas te nagu omavahel erinete? No ma arvan, mina olen rohkem selline introvert, võib-olla täna siis õppinud ekstravert on ja ka, aga Martin on rohkem siis jälle ekstraverti poole kaldu ja loovinimene, et ma usun ka see, et temal oli rohkem sellist alguses müügitausta ja inimestega suhtlemise oskust,
minul võib olla rohkem sellist valdkonnast arusaamist ratsionaalsemalt eelarvete poolt, et eks ta kuidagi nii algus läks. No seda on näha nagu meediast ka, et tema käib andmas intervjuusid ja sind nagu ei näe kuskil, et kuna ma sind tunnen, siis loomulikult ma vaatasin, et tuleb tulla ikka, ei ole mingit varianti. Eks me veits jälle katame üksteist, et iga kord ei taha üks mees kogu aeg minna, siis ütled, mine saa. Aga no, nii ta on. Sa ütlesid, et otsisite algul kohe mingit väärtuspakkumist, mis oleks natuke erinev. Mis see väärtuspakkumine tollel hetkel oli? Tead, ega see 16 aastat tagasi olles ise sükene 20 alguses või keskpaigas noor, et noh, ühtipidi see raske tajuda, aga me tahtsime mingit ekstra sammu kliendile panna, et noh, vahet ei ole, oli siis suvepäevadel kuidagi mingite asjadele nagu lisaks loomine, mida klient nagu ei oota või noh, kuidagi me seda nagu nägime ja see oli ka see teema, et noh, me ei tahtnud teha lihtsalt selle baasmiinimumi ära, milles sa saad oma mingi 1000 krooni või 10 000 krooni, mis toetki oli veel kroonid on ju. Et eks sa nagu andsid midagi rohkemat, ehk natuke võiks öelda, tasuta andsid kuidagi me püüdsime jah, ja siis kunagi ma mäletan algusaastatel see moto kuidagi kannab siiamaani, et üks klient meile ütles, et hea pagar paneb alati ühe saia peale, et ta ütles selle meile, ma nüüd ei tea, kas oli nagu mõeldes, et me oleks pidanud panema või me panime, et see on niisugune tagantjärgi nagu mõtlema. Kuskil ei ole öeldud, palju see päts peaks maksma, eks ole, et sa võid selle pätsi eest korralikult küsida, aga siis anna nagu teine ka peale. Lõpuks pagaril pole vahet tihti, mitu saia sealt ahjust tuleb. Kas sa ütled, et see on nagu läbivalt teid vedanud edasi ka, et te nagu teete mingi ekstra asja siis nagu peale, noh, mitte ei anna tasuta ära, aga midagi siis teistmoodi nagu? No ma arvan, et see on meie põhiväärtustes või suguses nagu DNA-s juba sellest ajast ja, et mida ma tegelikult ka nagu ootan oma tiimilt, et me tegelikult kliendi ees ei tee miinimumi kunagi ja lõpuks on ka see, et me ei tee ka Eesti keskpärasust, et sul peab see ekstra olema, et mis iganes siis on see sul siis kliendi kogemus, on see siis mingi mingit loovteemade laiendus võib-olla, mida klient üldse ei ole küsinud enne. Et ma arvan, see lõpuks on igas konkurentsis nii, noh, mõtle ise, kuhu sa lähed, et kas sa lähed restorani täna ootad, et siin lihtsalt öeldakse tere, siin on menüü ja tšau, või sa tegelikult ootad sealt alal midagi muud ka, Nagu Ameerikas, et noh, mida ma pakun teile juua ennem, kui üldse midagi muud pakun. No üks asi on üritusturundus, millest me räägime palju, aga räägi mulle korra teed ettevõtjana ka, eks ole, et noh, et kui te noorte julgetena arustasite, siis vaevalt, et ettevõtlusest üldse midagi teadsite, eks ole. Selles on sul õigus, et ma arvan, et see on nagu ju ammugi selge, et ega ettevõtjaks ei õpita tihti, vaid hakatakse, et siis et koolis on seda nagu majandus saadud tudeeritud küll, aga ma usun, see kogemus on ikka läbi enda teekonna nagu tulnud, et põhimõtteliselt nullist jah, et meil mingi aim oli, kuidas nagu toet me käisime ülikoolis, arvasime, kuidas äriplaani nagu kirjutada, aga ma käisin rääkimas ja ma leidsin selle aasta 2009 äriplaani ülesse ka, et siin jälle on huvitav teema, et sulle koolis õpetatakse, et milline see äriplaan olema peab, päriselus sa jõuad 3. päeval selle tegelikult sahtlisse ära panna ja põhimõtteliselt ära unustada. Sa õppisid mida? Ma olen õppinud Tehnikaülikoolis, oligi vist ärindus või bakalaureses ja EBS-is turundust. No aga ütle mulle nüüd ettevõtjana, et mis see kasvamise kõige suurem nagu teekond on olnud, et noh, sulle ootusi ei olnud, on ju, sa tahtsid lihtsalt mingeid asju teha, on ju, ja siis aastate jooksul sa oled nüüd avastanud mingeid asju, et noh, issand, et noh, et okei, isegi ei ole kuulnud, on ju, ja see on nii määrava tähtsusega asi, eks ole, on ju. Tead, ma arvan, et kui ma nüüd, noh, võtame näitlikult 15 aastat või 16 aastat joolust teinud, et ega ma arvan esimesed 10 aastat kuni sinna koroonakriisini me nagu seda kasvu teadlikult ei juhtinud ettevõtjatena, et see oli pigem niimoodi, tegime, kasvasime orgaaniliselt, kas siis koos klientidega, et kui ma nüüd vaatan, et mis me näitlikult viimased 5 aastat oleme teinud, et see on fokusseeritud tiimile pühendumine, et just selles, et kuidas tiimi valida, millest tiim koosneb, mis on tiimi struktuur sul ettevõttes, kuidas see toimib mingit selles kliendiportfellis, mis sul täna on, kuidas see homme toimib, et sa pead selle arendama kogu aeg. Et ma arvan, see on see, millele ma tegelikult algusaastatel nagu ei osanud mõelda, nagu, et lõpuks sa teedki algus ise kõik. Et täna tõesti, et noh, sa enne küsid ka, et meid on Joloses circa 30 juba, lisaks muud inimesed, keda me kaasame kogu aeg ka nagu projektipõhiselt,
et see on nagu niisugune teadlik inimeste juhtimine ja tiimide juhtimine, et see nagu toimiks. Aga siis sa ise tunned nagu ennast hästi nagu inimjuhtidena, inimeste juhtimise suhtes või? Sest paljud ei tunne nagu mingi moment on see, et ma ei taha nagu, et... No ma arvan, et inimeste juhtimine on üldse üks raskemaid asju tegelikult, sest et me kõik oleme erinevad enne. Tuleme tööle mingid teiste erinevate mõtetega, kus ma tean, mida need 30 inimest nagu, kus nad ärkasid ja mida nad tunnevad, et eks ta keeruline olla, aga noh, ma usun, et kui sul mingi põhimõtted on paigas, sa oled ka neile pannud, ma ei ütleks nagu raamid, vaid võib-olla sellise ettevõtte põhiväärtused nagu paika, et siis see kuidagi nagu loksub koostöös nagu paika, et vastuse küsimusele, et ma arvan, pigem täna tunnen ennast hästi. No teine suur see osa on finantside juhtimine, mis tegelikult paneb paljudele ettevõtetele põntsu ja esimesed niisugused, noh, ütleme nagu tagasiside, et midagi nagu toimub, on see, et kui sul käibekapitaliga hakkab tekkima nagu küsimus, on ju, et ettevõtted ei maksa nii nagu peaks, on ju, ja samas nagu edasi pead maksma ja sellega nagu kukutakse, on ju, et seda väga, ütleme jällegi ärinduses hästi kiiresti minnakse üles, et noh, cash flow ja see on tähtis ja seda tuleks nii teha, on ju, aga reaalelus on see võib-olla isegi määravam kui kõik muud asjad, on ju. Kuidas sa sellega oled nagu aastate jooksul hakkama saanud? No ma arvan, ma numbrites olen pigem enesekindel, kuigi ma arvan, et täna ma saan ka päris palju abi kas siis finantsjuhilt või raamatupidajalt või sealt poolt, et ega meil täna selles osas me riske ei võta, et me nagu cash flow ka midagi finantseeriks, kus me teame, et see tulevikus tagasi too, et pigem kasvame sellises nagu mõõdukas ja juhitud tempos, et ja me näeme tegelikult täna ka nagu päris kuskil 6 kuud ette, kuidas meil nagu läheb. Aga oled sa selles mõttes nõus nagu ettevõtjana, et noh, et üks küsimus on, mis personal sul on, kuidas sa teda juhid, et nad kõik õnnelikud on, nad teevad, on ju, see ajafaktor, selle aja juhtimine ressursina, eks ole, on ju. Ja teine suur on, eks ole, see sama, kuidas rahad tulevad, kuidas see ka klientide mõistes, eks ole, et noh, et meil mõni klient võib tunduda nagu pealtnäha jube kuldne, aga tegelikult on käitumus näiteks maksmise mõistes nagu kehv, on ju. Ja siis sa pead alati nagu mõtlema, et kas see samm on üldse nagu mõistlik, on ju. Et noh, need on need kohad, eks ole, alati. Ma arvan, see on ju üks ettevõtluse suur risk, et kas sulle arved ära makstakse, et siin ennegi olnud, kas eelmine aasta oli, et kus mõnele agentuurile jäid sellised nagu põntsuga põhja läinud startupid võib-olla võlgu suuri rahasid on ja, või tervel turul on ja. Ja lugesime sellest ajakirjandusestki. Et noh, seal on nagu mitu poolt, et lõpuks küsimus, et kuidas sa ennast ettevõtjana kaitse selle vastu, et ühtepidi sa saad nagu teha seda lepingute ja ettemaksudena ja põhimõtteliselt see on ka sinu selline kindlustean. Aga ma arvan, et sa pead need kõik asjad nagu läbi mõtlema, et kes on su kliendid, mis on nende selline maksekäitumine, kas siis nagu varasem või nagu üldse sa tegelikult saad seal kontrollida. Plus lisaks on see, et ega me täna riske ei võta isegi oma ühegi püsikliendiga, et kellega me oleme 10 aastat koostanud, kõigiga on lepingud ja kõikidega on sellised nagu ma arvan, mõlemal osalele poolele sellised koostööraamid hästi paika pandud, et meie ei kaara ja nemad ei kaara. Miks ma tahtsin, see ei ole nagu üritusturunduste mõistes nagu tähtis, aga miks ma tahtsin korra selle läbi käia on see, et kuna meid kuulavad ja vaatavad turundajad, et nad natuke mõistaksid, eks ole, et see ei ole niisugune meelakkumine, et nad vahel nagu vaatavad seda Äripäeva toppi ja millised kasumid ja et kõik suplevad rahas, aga tegelikult on see igapäevane elu ikka üriraske, eks ole, et sinna jõuda ja kui sa teedki oma tööd hästi, siis loomulik on see, et sa peadki teenima ka selleks, et olla jätkusuutlik ja noh, igaüks peab nagu normaalset elu elama, eks ole, päeva lõpuks. Ja ma arvan, et viimased, kui sa küsid enne seda teekonda, et ma arvan, enne me ei osanud inimesi juhtida võib-olla nii hästi, või ma ei pannud tähelepanu, et ega ma usun ka enne koroonat me ei juhtinud ka võib-olla agentuuri finantse nii või seda poolt nii teadlikult, et ma usun see viimased 5 aastat on tõesti, et me oleme tiimide ehitamisele pühendanud ka sellega vaatas, et nii sees kui see välja poole nagu olevad teenused, mis iganes siis toimiksid ja oleksid kuidagi nagu sa nimetasid jätkusuutlikud, et need nagu homme ei kukuks võib-olla sellel kolinal kokku. Samas me teame, kriise võib meid iga päev nagu tabada ennegi.
noh, me praegu ka põhimõtteliselt kriisis, eks ole, ega me jätkuvad kriisid on kogu aeg. Kuule, lähme üritusturunduse juurde, et selge on see, eks ole, et me näeme ka ükspuha, kas me vaatame teoorias või vaatame nagu reaalselt praktikas täna, eks ole, kuidas meil turundajad oma erinevaid nagu turundusmeetmeid kasutavad, üritusturundused on alati nagu suur osa, eks ole, et noh, et ta on selline noh, igapäevane asi, mida nagu kasutatakse, sai suur põnt siis, kui tekkis koroona, sest keegi ei osanud enam üldse midagi nagu teha, eriti ja see valdkond oli, eks ole, sai kõige suurem, on ju, et seal ma nägin küll, eks ole, et paremad kaasa arvatud teie siis nagu mõtlesid seda niisugust nagu digitaalset lahendust sellele, on ju, aga et kuidas sa vaatad, no võtame seda, kuigi see koroona on nagu selline, aga ta muutis oma olemuselt hästi palju asju, ta õpetas hästi palju asju, et kuidas sa nagu vaatad, või kui sa, see 16 on võib-olla, või see, mis sa nüüd ütlesid, kaua sa oled, 16 on võib-olla natuke pikka aega, aga see viimane 10, et mis seal nagu muutunud on selles üritusturunduses nagu sinu vaates, et mida kliendid nagu vaatavad, mida kliendid enam ei vaata ja mida nad tahavad, mida nad taha? Ma arvan, et jah, tegelikult kõige lihtsam ongi tõmmata nüüd selle viimasele 5 aastale see nagu muutuse nagu fookus peale. See enne kuni aastal sinna, mis siis on 2020, ega tehti niimoodi, ilusti tehti ikka, kõik lendasid üle maailma kohale konverentsideks, et teatud muutus selleks, et inimesed, kuidas väärtustavad oma aega. Et ma arvan, see aja väärtustamine, kas siis kui üritustele käimine, mis üritustele sa üldse käid, kas sa pead igale üritusele minema, kas ma pean sinna konverentsile kuhugi Londonisse lendama või ma ei tea, vaatan seda kuskilt digitaalselt, et ma näen, et see lähtuvad sellest, et inimesed valivad rohkem, mida nad tahavad teha, ehk siis ka nagu need korraldajad, kas siis on tõesti need, kes teevad piletiga konverentsi näitlikult või ka agentuurid mõtlevad sellele palju rohkem, et mis on see unikaalsus, et miks inimesed kohale tulevad. Mul lihtsalt tundub, et enne tehti seda lihtsalt sellepärast, et see, no tead, vana rasv, kõik on harjunud poes käima enne. Või noh, näitena, et kõik enne olid harjunud restoranis käima enne, kui Wolt nagu hakkas ütlema tegelikult sa võid koju ka restorani teha enne. Et ma arvan, et mingid sellised muutuse kohad on seal nagu toimunud on, just pigem sellise, et eristuda, ja ongi küsimus, et ma arvan, pärast koroonat, mis juhtus, oligi see, et kõik enam ei tehtud, mis ongi väga loogiline, et minust kaduski turult ära selline nagu, ma ei nimetaks nagu mõttetu mass, aga pigem üritused ja projektid, mis kliendile tegelikult ei toonud nii palju väärtust, noh, ega see meie töö või teenus peab ju väärtust looma, muidu sa mõtled nagu, et tehti asju, kuna nad olid ju eelarves sees ja kuna kogu aeg oli tehtud, et siis ei tahetud ära ka jätta. Inertsist, ega lõpuks, vaata, kui sa isegi mõtled, et tuleme korra selle eelarve küsimuse tagasi, kui sul läheb hästi, siis on sul eelarves sees igasugused asju, ajakirjad, üritused, autod, et lõpuks, kui tekib kriis, sa ka vaata kriitiliselt läbi, kas sul neid vaja on, ja lõpuks pärast kriisist väljudes sul jääb sinna paketti sisse asjad, mis sul tegelikult on eluks vajalikud, see on nagu kodulus kolimisel, kolid on jumal hea, sa saad nagu pooltest asjadest lahti, mida sul tegelikult vaja ei ole. Tegelikult isegi rohkem võiks. Rohkem mõttest. Aga ma arvan, see tegelikult äri laienduses samamoodi. Ehk sa ütled, et nagu aja väärtustamine on see nagu märksõna, mis on nagu kõige suurem muutus olnud, eks ole? Jah, ja ma usun ka see, et sellest lähtuvalt aja ja inimeste väärtustamine, et ega ei tehta lihtsalt üritusi enam selliselt laiale massile, vaid see on pigem selline, et saavad aru, et indiviidid seal 1000 on nagu erinevad, et me peame eks me võitleme nende sellise tähelepanu või nendele kohale tuleku või kõige eest, siis, et me ei saa teha sellist üritust, mis meeldib suurendusega keskpäraselt sulle ja mulle, et me peame aru saama, et mis pigem meeldib sulle ja mis mulle seal üritusel, et selline sihtgrupile sisseminek on ka tegelikult, ma usun, sellisel viimasel 5 aastal turgu nagu toitnud, on ju. No prooviks korra kaardistada, et üritusi on ju väga erinevat liiki ja et noh, et ma ei tea, mis erinevad turundajad enda peas üritust talle üldse paneb, et noh, et ja mis nendest on nagu kasvanud, mis nendest on kahanenud, et noh, klassikaline on, eks ole, kliendi üritus on ju, et kutsume kokku mingisugune noh, kas tänu mõistes meil on mingi juubel, eks ole, mingi uue toote lansseerimine, et noh, et nagu kliendikesksed üritused, eks ole, et noh, see on olnud niisugune nagu leib, ma eeldan, jah. Seda võib-olla korra nagu Jolose vaates nagu ära rääkida, siis see, et see on jah, see üks osa sellest, ehk siis pigem välja suunatud, välistarbijale suunatud üritused, et ja siis on sise aine, et meie vaates on kuskil see
ma ütleks 80-20, et meil on see 80 on pigem siseüritusi. Ja siseüritused on siis, mis selle eesmärk on, nagu kultuuri kinnistamine, väärtuste jagamine, selline nagu meie tunde tekitamine? Ja? No lihtsustatud öeldes, et me aitame tegelikult ettevõtetel kultuuri ehitada, et see on ju, kui me vaatame pikaajalist suhet, et me ei ole kunagi valmis, ei ole klient ka oma kultuuriga kunagi valmis, et too hetkel, kui me midagi teeme, on see, et me nagu viime neid sõnumid inimesteni, aitame seda kultuuri nagu pigem siis kas siis luua ja hoida ja siis vaadata nagu tulevikku. Ma arvan, see on see väärtus, miks meid nagu kasutatakse selles siseürituste puhul. Aga siseüritus, see oma olemuselt ei tähenda sees üritus, see tähendab tihtipeale ka neid sama suveüritusi, eks ole, aga mitte ainult, eks ole, et võivad olla ka mingid sisemised konverentsid, eks ole, mitmeks päevaks tullakse kokku ja proovitakse ennast nagu täiendada või? Ja näitena, ega meil täna ongi, kui me vaatame, läheme sellest nagu teemast kitsamaks, et jah, et umbes 80% meil täna sellise sisekommunikatsiooni üritusi. Aga kas sa ütled, et see võiks peegeldada ka kogu turgu, et see ei pruugi peegeldada, eks ole? Ei, see ei peegeldada, ma arvan, see on nagu meie nagu fookust. Ja teine fookus on see, et kui me vaatame, kes on selles portfellis me kliendid, et seal on nagu väga palju, võib-olla teine 80 on täna suured sellised scale-up ja ma võib-olla ei nimetaks enam startup'i, pigem järgmises faasi nagu rahvusvahelised ettevõtted, kas siis mingi fintechi valdkonnas või kuskil, kellel on näitlikult... No võiks siis öelda uue majandusettevõtted pigem? Uue majandusettevõtted on, et kellel on üle maailma näitlikult kontorit ja neil on vaja saada aastas paar korda kokku, et siis kas siis seda kultuuri hoida või ehitada. Ja siis seal tuleme mängu meie, et seda sellise liimina ja nagu võimendina, et neid sõnumeid ja neid projekte kuidagi kokku tuua. Et võib-olla see on siis meie töö selles osas, et olles kuidagi selle ettevõtte ja nende inimeste vahel ja nende kontorite vahel. Ja siis... No aga vaata jälle, kui sa võtad tagasi, eks ole, et kui te asutasite, ma arvan, et sa ei mõelnud selle peale, kuule, et spetsialiseerume nüüd, või ütleme, ärme ütle spetsialiseerume, aga et meie tugevus saab olema nagu siseürituste korraldamisel nii, et rahvusvahelistele kas Eesti või mitte Eesti juurtega ettevõtetele on, et kuidas see nagu aja jooksul nagu, millal tekib selline nagu moment, et vot, et sa nagu adusid ära ettevõttega, et siin on mingi asi, milles me tegelikult oleme head ja mida rohkem me seda teeme, seda paremaks me saame ja eristume ära sellega. Tead, kui me alustasime, et siis lihtne leib oli, võib-olla olidki need suvepäevad ja neid me nagu tegime ja vorpisime ja ma mäletan lihtsalt meie esimesed kliendid, võib-olla kus see nagu hakkas selles valdkonnas oligi, et kui siis veel TransferWise, ehk siis nüüd Wise kutsus meid nagu konkursile, et nad valivad agentuuri suvepäeva tegema. Et sealt see tegelikult, ma usun, see, nagu see momentum nagu käivitus, et siis nad olid kuskil ise 120 inimest, tänaseks 5000 pluss. Ja kui sa nüüd selle mõtled, selles erinevad skaalad, kus me kunagi olime 10 aastat tagasi ja täna, siis tegelikult seal vahele jääb nagu meeletu kasv koos kliendiga. Ja see, ma arvan, et see ongi see põhjus, et kui sa nagu leiad omale portfelli õiged kliendid, siis sa saad ja peaksid koos nendega kasvama. Paljud ei kasva, paljud jäävad oma selle mugavustsooni, et nad ei julge võtta neid riske või mitte ainult riske, ka neid võimalikku nõudmisi, mis on suur kliendil, kui ta kasvab, eks ole, jah. Ja ma olengi nõus, et seal täna neil klientidel on sellise nõudmisi, mida ma arvan enamus kohaliku turuagentuuri ei suudagi täita. Ehk siis see ongi see küsimus, et kas sa tahad end teenindada või mitte. Võib-olla nüüd kaugelt vaadates paljud tahaksid, aga ma arvan, et sul peab olema selle julgust kaasa minna ja sa pead olema valmis mõtlema, et kuidas sellele kliendile homme ka olla nagu sobilik. Et see ainult nagu mõelda nagu tänasele ja eilsele. Aga ütle seda, kas te olete kuulnud nagu klientidelt ennem, et kuulge, et tahate tulla kaasa meie nagu sellisesse teekonda, siis teil peab olema need asjad tehtud või te pigem nagu jälgite kõrvalt, et missugused need nagu võimalikud nõuded võid olla ja proovida ennetada juba, sest need paljud asjad ju ei ole üleöö tehtavad, nagu sul see ISO tegemine või ESG tegemine, et need ei ole nii, et nagu mõned lähenevad, et kus see template on, ma täidan ära, eks ole. Tead, siiamaani ei ole neid, me pidanud niipidi lähenema, et keegi ütleks, et ei saa enne konkursile või me ei võta neid partneriks, kui teil ei ole mingit ISO serti. Ma arvan, et seal kunagi olid lihtsalt ammu aega, tegelikult täna on ka, et mõned kliendid valivad, et sellesuguste utopistlike ja minust veits, mis
nagu on võib-olla mingi näite, aga mitte, noh, et ma ei tea, käive ja tiimi arv, aga noh, see ei ole meil Jolusega kunagi otseselt nagu probleem olnud, et aga see on, vaata, kui sa algust võtad, et paljud alustavad, see on mõnes mõttes su kliendi poolt õigustatud küsimus, on ju, et see käive näitab su suurust, võimekust mingeid asju teha, on ju, inimeste arv täpselt samamoodi, on ju, mul peab olema kindlus, et sa oled jätkusuutlik, on ju, kui ma suga lepin kokku, et see asi saab tehtud, et see asi saab tehtud, on ju, võib-olla sa oled ise võlgu kellelegi ja sellepärast ei saa mingit asju tehtud, on ju. Ma olen nõus, aga ma arvan, käive ei taga kvaliteeti. See on tõsi ka. Ja see ongi see küsimus minust võib-olla kõige suurem mure, et kui ma vaatan täna, et kui pannakse sul konkursile ette mingi käibe ja mingid naljakad kriteeriumid, noh siis see tegelikult ei taga seda, et klient saab selle, mille pärast ta seda konkursi korraldab, on ju. No seda küll, aga nad tahavad välistada suure tõenäosusega need sellised üksiktegijad, kus see risk on nagu suurem, on ju. Jah, ma olen sellega nõus ka, et ma arvan, siin ei tasuks nagu lõpuni vaielda, et see lihtsalt on võib-olla näide sellest su küsimusele ka, et mõnikord mingeid asju määratletakse, aga seda on ka väga raske määratleda, sest et turg on Eestis lihtsalt on ka väike, et sa nagu... Ma tulen korra sinna tagasi, et kui sa, eks ole, ütlesid, et esimesed need suvepäevad ja siis seal konkursitel olite ja et kas te siis hakkasite juba mõtlema, et okei, et aga mida võiks pakkuda, et seda nagu ettevõtte kultuuri arendada, mitte enda, aga just selle nagu kliendi oma seal suvepäevadel, on ju, et noh, et tulite siis välja, et kas see oli see põhjus, miks teid siis hakati valima, on ju, et noh, et muidu ürituse korraldajad, suvepäevade korraldajad oli nagu vägagi palju, on ju. Tead, pigem ei. Ja ma arvan ka täna, et kui sa nagu mõtled, et noh, ma teen oma tiimises ka täna nagu mõtteharjutust, et kuulge, mõtleme korra, et mille pärast kliendid meiega täna on. Kas sellepärast, et me tellime neile tehnikat või valime mingi toimumiskoha kultuurikatla või ma tean, et see reklaama teha, aga või valime teile toitlustuse või toome mingi bändi, keda me kõik teame, noh, tegelikult iga üks oskab seda nagu teha. Ja kui sa hakkad mõtlema, siis samas on see teenus, mida me pakume. Et siis küsimus on see, et või iga tegelikult, ma usun paljud suudavad loovad olla või no mingid ideid genereerida. Et ma arvan, et see, et miks, vastus küsimusel, miks on kliendid kellegagi on pigem kuskil mujal. Selles koostöös, selles nagu arusaamises, kas siis ärist, sellest nagu vaatest, üldse see, et kui sõbralikult me omavahel suhtume, et kas me saame läbi või ei saa, Kas ma mõtlen nagu isiklikku keemiat ikkagi nagu või? Jah, see tuleb mängu, aga tuleb ka see mängu, et lõpuks klient usaldab sind, kui sa auku kukud või midagi juhtub, et sa tood selle projekti ikkagist välja ära, kui sul see bänd ei tule kohale või see toit ei ole maitsev võib-olla nii esimeses ringis, et noh, näide sellest, et ma arvan, konkurentsi teki sellest, et keegi valib parima tehnikapartneri, et see on pigem baasvajadus selles kõiges asjas, alati olnud. Ja ma usun, me mingi hetkel tabasime ka ära sellest, et kliendi suhetele nagu panustamise olulisusest, et kuidas neid hoida, kuidas neid nagu arendada. Ja lõpuks ma arvan, see tegelikult on selle töö juures üks funnimaid asju, sest et sa tegelikult suhtled inimestega, sa saad seda energiat tagasi, kui nad sulle hästi ütlevad ja vastupidi. See on tõsi, kuule, aga räägi seda, palju kliendid ise teevad ja palju sa, sest vaata, kui ma küsin ka selle uuringu käigus, eks ole, mida me teeme, see turunduspraktikate uuringut, et erinevad meetmed, eks ole, kui palju teed ise, palju teed hübriidis, palju ainult agentuur teeb, et palju sa tunnetad need, kellega sina teed, üldse on ainult tellija rollis või on mingid asjad ka omavahel ära jaotatud või? Tead ikka, ma arvan, et see on alati olnud sellised kunagi termin in-house agentuurid on ja või noh. Yeah. No Kalevis meil oli ka tegelikult mingis osas ju midagi kasutati väljast. Oli ka, et tegelikult see oli hea näide selles osas, et sul on nagu tiimis inimesed, kes tegelikult ei ole võib-olla otseselt selle sinu lõppteenusega nagu seotud, on ja. Et neid on ja ma arvan meie klientides ka täna, et mingid asju tehakse ise, sest et ma arvangi, et igal pool ei ole vaja meie abi, sest et igal pool me loo väärtust on ja just selles osas, et mingid asju lihtsamalt sa saadki ise teha, kui sul on aega, kogemust, julgust, mingigi baasoskused nagu on. Et me mõnikord ka konsultime või konsulteerime klient mingi piirini ja siis kus tõesti nad saavad ise selle asja nagu lõpuni teha, et ma arvan, see lõpuni, et sa seal nagu ahelas tervikuna sees oled, väiksematel asjadel ei ole nagu oluline. Ma arvan, meie tuleme täna mängu pigem siis tõesti, et kui see mastaap läheb kuhugi, kus tõesti see, ka siis tiimi juhtimine või need süsteemid on juba sellised, kus klient ise sellise oma majasiste inimestega tegelikult
ei saa hakkama. Palju sinu klientide juures on nagu eraldi inimene, kes ongi reaalselt ürituse eest vastutav inimene, mitte ei ole lihtsalt üks töölõik tal? Praegu meenub 2 klienti. Ehk pigem vähe on ju, selle küsimuse mõtte taga on nagu see, eks ole, kui professionaalne klient on tellimise mõistes, eks ole, vaata, kui sa oledki selle peal, siis sa üldiselt nagu tead kõiki aspekti ja siis sa käid neid üle, on ju. Teiste puhul ma ei väida nüüd seda, et eks ole, et kui sa oled seal tootejuht või mingid muid asju teed, et sa nagu ei oskaks, aga kindlasti sa võib-olla ei oskaks küsida kõiki neid asju ja nüüd on see nagu läbijuhtimine. Ma olen vaatanud nagu üldse oma äri tehes, eks ole, et proovid erinevaid asju osta, et jube raske on osta, kui sa ei tea asju, et sa ei oska küsida asju ja nüüd on tegelikult hea müüja ehk nagu tegija on see, kes nagu juhib sind läbi sellest protsessid, ütleb, et näed ise, et näed, et see ja see ja see ja nüüd ei ole olukorras, kus sa pärast sa ei küsinud seda, ma sellepärast ei teinud, no kus mina tean, kus küsida. Oled sa sellega nagu nõus? Ma olen väga nõus, et ma arvan, et ma arvan tegelikult meil on lihtsalt see näide on lihtsalt selles, et tõesti, et need kliendid, kes mul praegu nagu meenusid, ongi võib-olla sellest tulenevalt nende ettevõtte struktuurid on sellised, kus nad vajavad sellised rohkem in-house ka üritusi pidevalt, on ja need inimesed teevad ise ka seal täpselt majasiselt neid asju, et ja siis suurtena puhul kaasavad meid. Aga ma arvan, et on ka need teised tegelikult teadlikud tellijad, on ja, aga ma usun see teadlikkus tõesti, et kui sa iga päev nagu pühendud sellele, et siis see on nagu tulemuslikum, on ja. Aga tead, mulle, kui sa mõtlen, et ei ole siin eelistus, et vahet ei ole, kes sa oled, mis sa tööd teed, on ja lõpuks tõesti alati meeldib mulle teha selliste nõudlike, teadlike klientidega koostööd, kes nagu samas, kes usaldavad ka mingis piiris sind, on ja et selline, et tegiks sükone hea paarissuhe vaata, et sa nagu põrgatad seda, mitte ma ei tea, meie agentuuri ei juhi seda nagu koostööd ainult ja mitte ka klienti juhi seda koostööd. No ütle oma kogemuste pealt, et kui nõudlikud on kliendid, et meil on nagu 2 äärmust võiks olla, et üks äärmus võiks olla selline, kes ütleb, et käime minuti pealt kavad läbi, nii, et me toitlustaja on see, toitlustaja pakub seda, mis temperatuuril ta pakub, missuguse suurusega portsjon, milline see, ja teine on see, et ütleb, et nii, et kuhu tulen, on ju, et läpsime kokku, on ju, et kolmapäeval oleme rahvaga kohal, on ju. Kindlasti pigem see esimene äärmus peaks olema. Peakski olema detailides, eks ole? Peaks, aga korra ma arvan, võiks ära defineerida, mis see tähendab siis, on ju, et see nõudlikkus, et kas see tähendab lihtsalt seda, et ta ei usalda sind ja kontrollib seda tööd, mis sa juba teinud on, või see on nagu selline, et tõesti, et ta on juba briefis nii põhjalik, on ju, ta on mingis vaheetappides nii põhjalik, et samas see põhjalikus tähendab ainult kontrolli, vaid ka selle kliendi enda poolseid teemade peegeldusi ja sest meie ju tegelikult ei tööta seal ettevõtte sees, on ju, tema peab selle info tooma ja mida põhjalikum see on meile ja võib-olla siis nagu challenge'ides meie nagu lahendusi, siis seda parem see nagu tulemus on, et ma olen nõus, et kui sa tegelikult käid selle toidu temperatuuride detailid läbi, siis see lõpptulemus on parem versus me nagu eeldame, me teame, et eeldamine on juba pool probleemist on ju. Ja siis ootame klienti siis seal koha peal, siis see tulemus kindlasti ei ole see, mida tegelikult me mõlemad tegelikult tahaks nautida. Eks ma arvan, selline detailne ja nõudlik koostöö on tegelikult väga hea tulemuse alus. Aga kas oleks nagu õiglane, et sa ikkagi, ütleme, et kui see siseüritus, ühepäevane siseüritus, et tegelikult käiakse nagu minuti pealt tegevused läbi või? Muidugi, me käime sekundi pealt tihti see läbi. Et kuidas keegi tuleb ja see peab nagu tunduma, eks ole, vaatajale selline, tema ei tunneta midagi, aga tegelikult taga kõik asi täpselt lükatakse peale, nüüd see ja nüüd see. Ei, need on tegelikult tehtud ja ma usun, kui need on tehtud just nii, et ka klient teab, et kus meil asjad need jooksevad, et ta ei pea kogu aeg olema ka kursis, aga ma usun see eelbriefing, et selle teekonna läbikäimisel on hästi oluline ka kliendi vaatest, et ta vähem muretseks on ja ega jälle küsimus tuleme sinna juurde, miks ta meiega on, et ta muretseks vähem, ta saaks seal võib-olla keskenduda oma inimestele, oma sisule, contentile, mis või juhtide esitlustele, mida seal nagu vaja teha on, mitte see, et ta kontrollib meid, et siis ma arvan, see agentuuri ja selle kliendi eelnev koostöö on hästi oluline, et see kuidagi nagu sinna päevale nagu sisesid ühepäevane üritus minnakse tegelikult pigem võrdsetena.
no käime natukene sellest protsessist läbi, et ma eeldan, eks ole, kõik hakkab sellest, et klient peab teadma, mida ta tahab, eks ole, et tal on mingi eesmärk, et tal on vaja saada meeskonna paremini toimima, tal on vaja selleks üritust, on ju. Nüüd minu küsimus, vaata, kui ma olen turundajate käest küsinud tavaliselt, et kui sa planeerid oma turundustegevusi, et millest sa nagu lähtud, kas ideest või kanalist, on ju, kelleni sa jõuad või siis idee ja siis vaatan kanalid juurde, on ju. Millest teie alustate, selles mõttes lisaks see eesmärk on teada, kas te mõtlete siis ideesid või reaalselt on kanali mõiste teil ei ole, aga ütleme, et teil on kogu see nagu tehniline platvorm siis nagu teada, et kas sa alustad nagu ühest või teisest, on ju, see ei saa öelda tegelikult mõlemast, sellest mingi asi on alati see trigger, on ju. Jaa, mõtlen, kuidas selle lõpuks see sõltub sellest mis projektis me nüüd siis oleme. No ütleme, et me oleme sisekommunikatsiooni projektis selles mõttes jällegi, et meeskonna vaimu nagu üles lüüa, kultuuri arendada, võib olla suvel, ei pruugi olla suvel, eks ole. No ma arvan, see hakkab pihta sellest, et kui me võtame nagu ka ühe lisa sellise faktori sinna juurde, et see on netlikult püsiklient meil on ju, et siis hakkab tegelikult sellest eelmisest retrost on ja nagu analüüsist, et mis tehti, mida me viimane kord tegime on, et ja mis on need nagu õppetunnid mõlemalt poolt ja siis sealt tulevad need kliendisisendid, mida nad nüüd ütleme, et on pool aastat mööda läinud on oma ettevõttes, ma ei tea, kas siis juurutanud või on juhtunud või mis on väljakutsed, mis on nagu need teekaardid, kuhu nad tahavad jõuda. Okay. Ja ma arvan, see saab olema meie nagu töö alus. See on brief, see on eesmärgid, on ju. Ja siis on, ma arvan, et enne kui me läheme üldse sinna loova poolele, me peame mingid raamid looma selles osas võib-olla aeg, koht, kus need asjad juhtuvad. Ja ma arvan, et sealt hakkab see minema, kus sa vaatad, kus on see aeg, koht, see brief selleks, et seda mingit elamust või neid sõnumeid on vaja kuidagi nagu edastama hakata. Et ma arvan, siis tuleb see loovusmäng. Ma lihtsalt mõtlengi, et siis see on natuke teine, et vaata, et kui ma ikkagi klassikalist, ütleme, et sellist kampaaniat mõtlen, et see, millest sa räägid, on paratamatud piirangud, millega peab arvestama, aga tihtipeale ongi see, et vaata, miks ma küsin, et kas sa lähtud ideest, kus sisuliselt ei ole piiranguid, et sa vaatad kanali valikud ja seda kõik, okei, seal on ka see parameeter, et millalgi suvel peab see asi olema väljas, aga et nad nagu lasevad ja siis ma nagu tihtipeale ütlen, et mõnes mõttes võib see olla nagu aja raiskamine, sellepärast, et mis sa mõtled mingit tohutult huvitavat asja, kui see kanal näiteks ei võimalda, kuhu ma nagu lähen, et. Ma arvan, et üritusturund selles mõistes ongi parem kanal, kus meil on nagu, me saame teadlikumalt seda sihtgruppi kohe algfaasis tabada. Tegelikult. Me ei tohiks mööda lasta. Ja kui me nagu, ma arvan, uue kliendi puhul me veits laseme, aga selle püsikliendi puhul tegelikult me teeme teadlikult tööd, loome väärtust igale inimesele, täpselt millest ma enne alustasin ka, et me peame selles sihtgrupis nagu detailis aru saama ja ta on nagu väga selline sihitud töö. Ka juba loofaasis, et ta ei ole nii, et äkki meil õnnestub mingis ruumis neid tabada mingite sõnumitega ja võib-olla. Et jällegi ütleme paralleel tuua, et kampaaniate puhul, eks ole, et kliendid tihtipeale ootavad nagu mitut lood lahendust, et nad tahavad valida, nii. Seal on ka erandeid, mõni ütleb, et ei, ta tahab, et sa tuled ühe asjaga ja that's it ja mõni tahab ainult nagu hästi suurt valikut. Kuidas sina lähed nagu üritustele vastu, et kui see on see, ütleme, kuupäev paigas ja me teame umbes, kuhu me peame nagu kogunema, eks ole, et kas nad ootavad ka mingisuguseid nagu erinevaid nägemusi, mis oleks stsenaarium A, stsenaarium B või sa lähedki nagu ühe nägemusega välja agentuurina? Ma räägin nüüd tiimi eest, aga pigem ma arvan, et püsikliendi puhul, või ütleme, et need kliendid, mis me enamuses täna tööd teeme, me jõuame juba faasis sinna, vaata, kui me tegime teatud välistused ära, kitsendused, siis üldjuhul minnakse nagu ühe lahendusega, mis nagu tehakse võib-olla selline vaheesitluse käigus, kas siis öelda, klient saab ka öelda jah või ei, lähme edasi. Kui see ei sobi mingis faasis, siis tehakse uuesti kindlasti nagu ka siis sõnumid või mingid kontseptsioonid, eks neid ikka põrgatatakse. Aga ma arvan, täna on seda pigem vähe välja arvatud konkursid, kus me nagu arvaks, et 2 head ideed me ise ei suuda valida, et laseme kliendil valida. Et pigem on täna see, et jällegi küsimus, miks klient on meid valinud, on see, et meil on nagu mingi arvamus sellest, et see võiks toimida, ta usaldab meid ja kui see ei toimi, siis muudame seda nagu selle töö käigus. Et ma arvan, et agentuuril minna
kliendi juurde, et öelda lihtsalt, me ei tea, vali saa, on ka veits sükene... No aga ma mõtlen umbes sellist asja, et kontseptsioon üks, teeme tsirkuse, eks ole, no. Võiks ju olla meeskonnaga, et tead. Ja teine on see, et tead mingisugune spordi, et kõik tahavad võtta võõtu üksteisest. Noh, need on kaks nagu erinevat kontseptsiooni, eks ole, või mõlemad võivad meeskonna vaimu nagu samamoodi edasi viia, eks ole. Teda, ma usun, sa nagu saad aru ikkagist ise mingis faasis, kui sa kliendiga oled nagu pikalt koostööst, et kas see tsirkus on parem või see sport on parem. Et sa võib-olla, sul peas võib see tsirkus ka olla, aga eks ei paku seda kohe. No, mina ei teeks seda täna, et ma arvan, et ega need esitlused ei ole ka lihtsad ja lühikesed, et ega lõpuks kliendil on muidu ka pärast peas assis, et ma arvan, kui sa nagu ise suudad oma professionaalse tiimiga teha esimest selekteeringu ära, on see kõigile tulemuslikum. Oota, okei, sa ütled seda tegelikult, et kui reklaamikampaaniate puhul, noh, ma lihtsalt proovin kogu aeg nagu näidet, et seal on, noh, ütleme, formaat on nagu selge, et sa saad nagu valida, sa saad aru sellest, on ju. Kuna ürituste puhul on detaile nii palju, eks ole, mis määravad, on ju, et siis selliste suurte kontseptsioonide detailidega läbitöötamine nagu tegelikult ei ole nagu mõttekas, eks ole, et see juba ajab kõikidel pea segi, eks ole, et sa pead ikkagi nagu mingi lähenemise ja siis hakkama seal neid detailidega siis nagu mängima põhimõtteliselt või? Sõltub, ega on ka esitusi, kus me läheme kliendi juurde mingi sellise 100+ tegevusega leheküljelise mingi keynote'iga näitlikult on ju, et just talle terve see teekond nagu ette manada kuidagi on ju. Kas siis on need ettevõtte sõnumid, kuidas midagi viime kuni lõpuni tegevusteni välja, kuni mingi lõpu asjad on ju, et eks ta ole, aga lihtsalt see on ka nii pikk on ju, et kliendile. Et ma arvan, et kui su näide sellest reklaamikampaania näitest, et ega ma ei ole ise selles teemas ka nagu võõras, et ma arvan, seda saab ka nagu lühemalt isegi teha, kui meie üritust kliendile nagu vaimusilmas nagu maha müüa või nagu panna kuidagi fantaasiates tööle enne. Üldse nagu, võtame näiteks kuldmuna, et ma arvan, see meie kategooria on ühtipidi üks väljakutsumaid, kuidas sa esitad mingit sündmust või üritust uuesti mingis formaadis, mida me keegi pole kogenud. Aga samamoodi me peame algfaasis seda tegema, et me peame kliendi midagi kogema panema. Ja me ise teame, et sa võid mõelda, et sa lähed kontserdile, aga see elamuse saad sealt koha pealt ikkagist nagu alles seal kätte, kuidas, mis seal nagu juhtub. Ehk siis selles mõttes on väga raske. No okei, sa räägid turunduslikus mõttes nagu teenuse turundamisest, mis on üliraske, sest seda teenust sa saad näitikustada. No öeldakse vaata, et kirurgi puhul ka, et sa enne, sa võid lugeda, et need hea kirurg ei surnud keegi ära, aga siis, kui sul endal on ära tehtud, siis saad aru, et õmblused olid okeid, eks ole. Et ma arvan, siin on, ma ei mäleta, kuidas meil see küsimus algas enne, aga ühesõnaga kas see nagu, me rääkisime sellest ühesõnaga, et kui mitme kontseptsiooniga ja kui nagu täis kontseptsioonid on kirjutatud? Pigem püüame minna ühega võimalusel ja siis ka tegelikult siin erinevad faase, me oleme erinevatel aegade erinevat voodi teinud, et ega lõpuks sa tahad ikkist kliendi aega ka nagu väärtustada ja talle kuidagi võimalikult kohe lihtsaks teha. Sõltub sellest, kes sul seal nagu esitlusel kaasas on, et kui sul on mõnikord see tellija ja veel ettevõtte juht või omanik, et siis sa tegelikult, et nende aega mitu korda mitte raisata, siis sa püüadki ühe korraga seal kõik ära teha. Teinekord on sul võimalus kliendiga töötada nagu etapiti ja et siis sa ei teele seda kõike nagu kohe. Eks ma arvan, seda sõltub sellest, et mida ma tegelikult usun ka paljus asjades, et niisugune universaalne mudel ei toimi kunagi kõikidele klientidele, sa pead alati oma portfelli ja kliendipõhiselt mõtlema, kuidas talle toimib, mida sa ainult talle saad teha, sest ettevõtted on oma struktuurilt juba nii erinevad, et sul ei ole võimalik. No jällegi, et mingid asjad on sellised läbivalt, ükspuha, mis üritus sa teed, et süüa võiks pakkuda, kõik muid asju, keegi võiks kuskil, mingi muusika võiks ka tulla ja nii edasi. Kui palju kliendid ootavad, et mingi siukene nagu nurk on, mis on alati selline, et pole varem olnud või et kas see on nagu siuke must või pigem on hea, et kui tuleb? Ma arvan, et me inimestena alati ootame, et kuhu iganes me läheme, mida me kogeme, et seal oleks mingi niisugune vau on. Tegelikult see on tänapäeva maailmast, et seda infot, emotsiooni on ju meie ümber nii palju on. Et tegelikult alateadlikult kõik ootavad, ega see meie asi ongi siis iga kord seda vaud või seda üllatust nagu luua.
pakkuda? Kas õnnestub, on teine küsimus? Jaa, aga kui palju sa sellega oled kokku puutunud? Mina mäletan sama, kus sa töötasid Kalev ka, et Oliver Krudale seisukoht oli, et inimene peab saama väga hästi süüa, juua ja siis see entertainment võib seal nagu olla nagu kõrval, aga et see oli nagu minu nii palju kui ma mäletan, see oli tema jaoks nagu kõige tähtsam, ja siis ta oli nõus sinna panustama, eks ole, palju rohkem kui võib-olla isegi kõikidest teistest asjadest. Palju sa seda näed, eks ole, et erinevatesse osadesse, et inimesed nagu usuvad erinevad osasid, et mõni võib-olla ütleb, et ma tahan seda bändi kindlasti, sest see tekitab selle nagu emotsiooni, kõik muu on sekundaarne, eks ole. Jah, ütleme, et selle kohta vist ei ole nagu otseselt selliseid teoreetilisi vettpidavaid uuringuid, millele nagu saaks viidata. Aga ma olen ka kuulnud ka mõne oma kliendi käest sõnu, et pakute, mis te pakute, aga meelde jääb ikkagist inimestele pärast lahkudes, kuidas toit oli, kuidas jook maitses ja võib-olla ka mis muusikat bänd mängis. Et ma arvan, et see toidujoogi paralleel on sulle hea koht, mida tegelikult peame nagu silmas pidama, et tegelikult sa võid teha suurepärases ruumis imelise nagu ürituse, kus on nagu võib-olla ka väga äge bänd, aga kui inimesed tulevad sinna tühja kõhuga ja see toitu ei saanud, siis mis sealt meelde jääb? Tühi kõht oli. Tühi kõht oli. Et, või tõesti, et kui sa nagu mõtled, et see toit, mida sa tõesti kogesid endasse, siis oli selline mitte lihtsalt jälle mingi kanakoivad fritüüritud ja võib-olla mingi, ma ütleks, et peab seal nagu üle tõmbama. Väga eksootiliseks minema. Väga üle tõmbama, aga pigem just nagu levelil hea pluss on, et siis ma arvan, et see loob head eeldus, et see tegelikult paljud muud asjad kõnestuvad. No vaata, te olete nagu selline keskne organisaator, te ise ei küpseta, eks ole, ja te ise ei mängi nagu, võib-olla mängite mingit pilli ka, aga põhimõtteliselt ei mängi. Te traageldate nagu dirigent kokku orkestri, et kui palju on meil nagu piisavalt seda konkurentsi ja seda taset nende selle orkestri mängijate seas, et söögis, kas sa saad Eestis tagada nagu võib-olla mitte Michelin nagu tärniga, aga põhimõtteliselt sinna, et kui klientil ikkagi on vaja, siis tegelikult mastaabis suudetakse pakkuda nii head asja. Jaa, ma arvan, et küsides, kes me oleme, et ma arvan, et me ise oleme ka nailanud, et me oleme sellised nagu pisut peatöövõtja rollis, vaata, et produtsendid on tegelikult. Jah, et nagu ehitus on sama asi, et ega mõne, aga siin on ka erinevaid mudelid, osadel on ka need omad ehitusmehed või korraldajad ka veel rohkem, et siis näide sellest muusikutest või tehnikast on, aga me ise nagu tõesti ei oma midagi, ja seega me püüamegi alati lähtuvalt kliendist ja lahendust otsida sellise nagu parima kvaliteedi ja parima lahenduse sinna. Ja ma arvan, et tegelikult meie tase Eestis on tegelikult väga hea. Kõikides nagu aspektides, nii söögist kui muusikast kui tehnilise teostuseni, ma ei tea. Ma arvan, et kui me võtame toolid, mida sa rentid ei kuku nagu kokku. Ei, ma arvan, et vaata mingi asju kindlasti on nagu maailmas paremaid, see tooli näide sulle, et kuna Eesti turg on nii väike, siis võib-olla selliseid eriilmelisi samas ilusaid disaintoole jõuab võib-olla meie sellise rendiinventari palju vähem versus, ma ei tea, kus sul suure Saksamaa turul või USAs on. Aga kui ma võtlen võib-olla põhiasju, näiteks võtame tehniline pool, ma arvan, et see on kindlasti maailma tasemel, olles teinud ise tiimiga siin üritusi, ma ei tea, Lõuna-Euroopa riikides, siis see teenuse kvaliteedist arusaamine on meil ikkagist nagu sammudes kõrgemal, kuidas üldse nagu agentuuriga koostööd teha või üldse kuidas mida kliendile nagu pakkuda. Et teised on ikka seal väga vanades struktuurides ja põhimõtetes kinni, et pool aega on siesta ja küll ikka juhtub, et ära muretse. Aga ma arvan, et tulles nüüd selle toidu poolele, et tegelikult ka meie toit, mida me nagu suudame üritustel pakkuda, on tõesti, ma arvan, Michelini tärni nagu väärilised mingid lahendused mõnikord, kui sa nagu oskad ise seda suunata sinna. Ja kui klient tahab seda nagu pakkuda. Kui suuri üritusi maksimum Eestis on võimalik sellisel tasemel teha, et sa pead pakkuma nagu ka sooja toitu ja ei ole niisugune, isegi ütleme istumisega sooja toitu? Ma arvan, et see piirang ei tule toidust üldse. Tuleb ruumi suurusest või? Ruumi suurusest, majutusest, transpordist, logistikast. Areena, eks ole, mis on võib-olla siis kõige suurem Unibeti areena, ma ütlen, et seal 1500-2000 on siis nagu maksimum või rohkem või? Tegelikult saab pisut rohkem ka ikkagist mingi 3000 inimese asja nagu teha. Ma arvan, et lihtsalt mingi hetkel tulebki meie Tallinna linna ja Eesti
sellised logistilised ja transpordi küsimused nagu mängu, kus sul pluss juba majutuse teemad ja kõik muud asjad. Jah, et kui küsimus täna, et kui palju on Tallinnas majutuskohti ma ei tea. Ma ka peast ei tea, aga ütleme, et ega naljaks siin kõige suuremad hotellid kuuluvad siin Tänakist mere peal Tallinkile et seal siis nagu panna, eks ole? Põhimõtteliselt sul tegelikult võimalik 2000 inimese nagu laeva rentida, et sellised hotellid, kus sul on igal pool 150 või 300 kohta, neid on, aga ta on nii linna peal laiali, et siin tuleb ka nagu lõpuks piir ette. Et need on tegelikult kriitilised kohad. Teine asi on see, et miks paljud kliendid, kui me vaatame oma portfellis, kes ei ole üldse nagu näitlikult, me teeme mingi asju Eestist väljas, ei tule kunagi Tallinnasse, on ikkagi see meie nagu põhi murekoht lennuühendused. Pole lihtsalt inimesi ei ole võimalik peale vedada, eks ole. Jah, ütleme, et ega neid ühendusi ei ole meil connectionid nii palju. Sest siis sa peaks charterid võtma, mis võib selle ürituse hinna väga üles, eks ole. No mõnikord on see loogika, me oleme neid ka nagu võtnud, et see nagu toimib ja siis tuleb klient ütleb, et ei taha nii palju inimesi ühte lennuksel panna, et seal riskid on. Või ütleme, et teatud korporatsioonidel on mingid oma poliitikad ja reeglid paika pandud, et siin on niisuguse kohti ja et lihtsalt see Eesti väiksus on ühtepidi meie niisugune armas unikaalsus, teistpidi teatud äride skaleerimise nagu piduraine, et see tegelikult või üldse et mingid sektorid ei saagi areneda siin meil mingi konverentsiturism näitlikult, see ei ole selline, et sa teed Hawaii'l nagu mingi ehitad suure konverentsikeskuse ja siis kõik arstid lendavad sinna kohale. No me rääkisime korra sellest nagu maksimumist, aga ütle mulle, et igaüks võib muidugi oma meeskonnale oma ürituse korraldada, aga mis on su kogemus, mis sa oled näinud, et kui väiksele seltskonnale on nagu panustatud hästi palju, seal võib olla, et näiteks kliendiüritus või nagu on tõesti, sul on inimesed, kes teevad sulle tohutu raha, eks ole, et siis sa ei lähe ainult restorani nendega, et on see 10 inimest või? See kõige väiksem või? See on liiga väike või? Ei ole, tead, mulle endale meeldib 10 inimese üritus kõige rohkem. Ja päriselt, see on isegi, kui sa hakkad nagu mõtlema, selle grupiga sa saad ise juba lävida tegelikult õhtu jooksul, kui seal on juba 30 inimest, on sul väga raske nende inimestega terve õhtu jooksul kõikidega rääkida. Või vestlused on palju pinnapealsemad. Kui sa teed 100 inimese üritust, et sul on ka võimalik seal selle unikaalsust luua, aga ma arvan, see külastaja kogemus on seal hoopis nagu, eks ma arvan, mida väiksem on, siis seda inimesed rohkem seal saavad. Intiimsemaks läheb, eks ole. Aga ma mõtlengi, et sa ei pea siis olema restoranis ainult, sa võid nagu... Mul on hea näide sulle, et meil võime sellest korra rääkida, et meil on, me kuulume sellisesse nagu partnervõrgustikku nagu 27 Names, et meil on igas Euroopa riigis niisugune sõsaragentuur, kellega meil ei ole nagu otsata ärilist suhet, aga mingid kokkulepped nagu loodud, et me saame üksteist aidata ja siis me saame ikka kokku aastas paar korda siin ja seal kuskil ja... Restoranis. Riikides ja siis aastad mõned tagasi juba nad käisid siin ja see oligi niisugune, ma arvan, 25 inimest. Siis mõtlesime, mida neile nagu pakkuda, et kõik me käime alati restoranides. Mis me tegime, et tegelikult viisime nad lennusadamasse, panime 9 õhtuks selle kinni. Lembitu kõrvale, üks laud. Sinne suurde halli. Suur hall enne, aga sul on üks laud, kõrval on allveelaev, spot on sinul, inimesed räägivad. Ja teil on ka nagu huvitav, eks ole, intimne. Et üritusturundusagentuurid, kes ise teevad asju, siis kuidas seda nagu üle lüüa, et jääb ikka nagu meelde. Et ega seda vaadati väga sellise nagu unikaalse kogemusena ja võib-olla paljud hakkasid mõtlema Eestis kui ka sihtkohast, et kuidas võib-olla, mis meie mindset siin on või mis aga see on hea näide, eks ole, et mõtle restoranist välja, eks ole, isegi kui sul on väike see, aga sa tahad nagu tõesti muljet jätta, et jah, maksad rohkem, aga see tulemus on ka selline, eks ole. Ütle mulle seda veel, et sa ütlesid ka, et te olete, ma tahan korra seda ekspordi poolt niikuinii puudutada, aga et lihtsalt, et sa ütlesid, et see siesta, et vahel nagu asjad välismaal on. Kuidas sa üldse leiad, kui sa pead kliendiga minema kaasa tegema mingisuguses X riigis midagi, sa ei tea mitte kedagi, eks ole, seal, et kes pakub süüa, kus, mis kohad, kuidas on üldse mingisugune usaldusväärne partner, et kuidas sa need leiad, kas sa läbi selle sama nagu networki siis küsid kellega? Täna pigem me teeme enamuses läbi selle sama võrgustiku, et ega seal on ka see, et on seal võrgustikus nagu ikka, tugevamaid agentuure, suuremaid, keda me usaldame võib-olla paremini, et nemad on võib-olla selle esimesed kontaktid, et
lihtsalt selle kohalikku turgu tuntes nad suudavad need kõik su nimetatud asjad ära valideerida meile. See, kas me järgmises faasis jätkame nendega koostööd või noh, ega meil on täna enda mudel ka, et me suudame, me nimetame seda pisut nagu pop-up agency nagu paned nagu koha peal mingi asja või nüüd ala, et koha peal ja pluss siis meie enda tiim nagu teeb selle ära, et ega lõpuks ju lennukid ikka lendavad ja siis inimesed elavadki paar nädalat seal koha peal, et siin on erinevad mudelid, aga pigem ma arvan, sul peab see sõber seal sadamas olema, et muidu see tõesti nagu noh, Hispaania näitlikult on ju väga suure laia, meie siit vaatame seda ühe hispaanlana, aga juba nagu allpool on teine kliima, üleval pool teine kliima, et lõpuks neid nüansse kuidas asju teha, meie ei tunne seda enne, et siis sul tegelikult peab see kohalik teadmine olema. Ja juba toidust hakkab pihta, mis sulab ja mis ei sula ja kui kiiresti sulab. Aga tuleks korra veel tagasi, et toidust me rääkisime, et muusika on alati huvitav valik, et see oleneb ju sihtgrupi vanusest, eks ole. Kas sa tahad nostalgitseda, tahad kohalikku sellist, on ju, tahad välismaa mingit nostalgiat, on ju, tahad uut asja, tahad üksikut, tahad bändi, eks ole. Kuidas te sinna nagu jõuate, kui on diskussioonid laual? Noh, raha on alati üks printsiipidest, aga see ei ole ainus printsiip, eks ole, on ju. Tead, ma nüüd peaks võib-olla oma selle loovtiimilt nagu küsima, mis nad teinud on, on ju. No aga räägi oma, mis sa oled tähele pannud. Noh, teadsin, ega lõpuks see on, ma olen nõus üks valdkondi, millega sa võid kõige rohkem nagu mööda panna, ma arvan. Sest et tõesti, et lisaks see vanus on üks teema, aga me võime olla samad vanusel, aga ühele meeldib midagi alternatiivset, teisele meeldib retro, et noh, et see ei tule ainult sellest, et seal on ja ma arvan, evendil ongi nii, et siis sa seal teed selle kompromissi, et kui sa midagi pakud, sa võtad sellise teadmise, et see ei sobigi kõigile. Noh, võib-olla mis on nagu hea näide, kui sul on nagu võimalus ka siis ruumilt rahaliselt tehagi seal ürituse sees erinevaid nagu lahendusi, et noh, näitlikult, et sul on nagu mingi ala mingile sihtgrupile, kus mängivad siukesed bändid on ja mingid. Teed valikut? Nojah, näitlikult. Nagu söögivalik, et on kana ja on kala ja. Tahad lähed laavad karaoket, tahad lähed kuulad mingit diskot, et see, et ma arvan, et siis sa suudad seda nagu seda meeldivust nagu tabada paremini. Aga ma olen nõus, et kui sa võtad täna mingi rahvusvaheline seltskond tuleb Eestisse ja siis seal lihtsalt arvad, et lähed Smilersiga lööma, et siis suurendasaga lööd sa ainult seda tellijat koha peal. Aga võt, see on hea näide, et kuidas sa nendele leiad, et põhimõtteliselt neid ainult ju kõnetab mingisugune suurem nimi, nüüd on jälle küsimus, mis nagu ajastust on ja, või on ta siis nagu taustamuusika lihtsalt on ja sellisel lugu, et on taustamuusika, ta peab ikkagi olema ingliskeelne, ta ei saa olla eestikeelne, et räägivad seal. Või see on just nagu Eesti nagu kohalik teema, mis võib siis olla mingis osas. Jah, mõnikord ka nii see viimane asi, võib-olla mida me nüüd oleme tajunud, et tõesti neile suurtele rahvusvahelistele ettevõttele, suurematele on väga raske midagi kohalikku pakkuda, siis täpselt see asi, sest et keegi, kes tuleb Eestisse, ta ei tunne seda ja ta arvab, et see muusika tegelikult ei resoneeru üldse. Et siis, mis toimib alati, on see ettevõtte enda sisesed asjad. Ma ei tea, näitlikult, kui sa Alar kuskil töötad ja oled DJ, et ma arvan, palju kolleegid tahavad kuulata, kuidas sa mängid, kui sa hästi mängid. Kutsud, no mina ei mängi. Aga no näitena. Okei, et sellega sa tõmbad kohe mõnes mõttes kriitika maha, sellepärast kes ikka oma inimest nagu, pigem just nagu kannustatakse. Või siis jah, et on ka paljudel ettevõttel oma mingid bändid, kes siis teevad midagi, mingi repertuaari. Noh, jällegi väga mööda ei tohi ka seal ka panna, pead oskama ikka laulda ja mängida ka. Aga kui kõrge tasemega, ütleme siis nagu sellist kuulsust või muusikut üldse on võimalik või ka sinu, ma ei tea, kui see, võib-olla sa ei taha öelda, aga on niisuguse ettevõtte üritusel, üks pool, kui suur ta on üldse tuua võimalik, et sellist, et kuulge, mul on siin mingi ettevõte ja tule. Ei, ikka on, et me oleme ka toonud siin viimastel aastatel mingid välismaised artiste, kes siis pigem, jah, me ei nimeta võib-olla neid, kes siis tuuritavad maailmas, vaid pigem sellised, keda me kõik nagu teame, kas siis mingitest tantsumuusika või kuskilt muude alternatiivsete žanride listist. Et neid me oleme toonud lihtsalt, jah, seal määrab see küsimus, et selleks peab olema võimalust, sinna panustada, et lihtsalt need artistid on tihti nagu
10 korrad kallimad, on ju. Ja neil on omad, eks ole, nõudmised, ma eeldan mingisugune muusikalisele taustale. Eks nad ikka on jah, et nad iga väiksel laval ka nagu ei suuda esineda või ei taha, et siis, et seal tulevad kaasa, et aga kõik on selles mõttes on võimalik, et me oleme neid toonud. Nüüd küsimus, ma arvan, et nii meie kui klient peame ära tajuma selle, et kas see artist on seda nagu investeeringut sinna väärt, või me suudaks seda kuidagi nagu ka teistmoodi lahendada, sest tihti see nimi ise tegelikult ei loo seda, nagu me enne rääkisime, seda lõppemotsiooni, kui me läheme sealt ürituselt ära. Et selle peab nagu mõtlema, et kui sa vaatad, et sul on, ma ei tea, näitlikult võib-olla mingi suur üritus, ma ei tea, 100 000 eurot on nagu eelarve, et siis 50 000 mingi välismaalisele artistile panna tundub nagu veits nagu nonsense. See on nagu reklaami tegemine, et kas ma panen kõik produktsiooni ära ja siis näidata ei saagi väga. Et pigem, ma arvan, seal mingid skaalad peab nagu looma, et ma pigem mõtleks, et inimesed peavad mingi baasiliselt tehtud ja toit ja asjad, et siis vaatame, et kas meil on veel võimalik mingid asju nagu ülespoole minna. Kuule, aga ütle mulle nagu heli kõvadus või ma olen seda nagu tihti peale vaadanud, et sellega nagu ma ei tea, kas ei ole tegeletud piisavalt või et see on alati kas liiga kõva, eks ole, või siis liiga vaikne, et kuidas seda parajat nivood leida, et põhimõte on selles, eks ole, et peaks olema võimalik diskuteerida, aga kui sa oled pigem selline introvert ja sa ei taha, et siis ei ole nagu sul sükene nagu ebamugav istuda, sellepärast, et sa kõige kuulad, mis ümberigi toimub, umbes süke vaikus on natukene. Kuidas teie nagu selle helivoo paika saate ja kas see on ka mingi teema nagu, mida arutatakse kliendiga läbi, et ma tahaks sellist nivood? Seda ei tehta, et kliendiga see asi läbi arutatakse, et aga see on hea küsimus. Ma arvan, hea küsimus. Väga hea küsimus, aitäh, Alar. Aga seal on nagu mitu poolt, et ma arvan, et sa nimetasid erineva huvigrupiga inimesi, kes võib-olla üritusi väisavad. Et ma arvan, meie kui korraldajate osa on siis vaadata seda, et kui seal on osa tõesti sotsialiseerimisest või meil on inimesed, kes võib-olla tahavad vaiksemas kohas rääkida, siis sul peab olema need ruumid loodud selleks, ehk siis nagu tsoonide mõistes. Nagu tsoonide mõistes, et me ei saa eeldada, et iga ruum läheb nagu sama sellise helinivooga, et siis tõesti, et siis me kuulamegi kontserdi, me ei saagi seda suhtluse poolt seal teha. Et see on üks pool, et lihtsalt nagu läbi mõelda, et mis fookusega üritus sul on, kes on need potentsiaalsed inimesed. Võtame näitlikult kliendi üritus, tegelikult enamus juhtudel tahetakse nagu rääkida. Seal tahetakse nagu... Ja mitte nii, et see pärast on hääl ära, eks. Ja siis ma olen nõus, et seal peab olema selle esineja helinivoo palju madalam, lasta nagu kuskil tiksub midagi, aga nagu ma ei taha lihtsalt vaadata seda ja kuulata seda kontserdi, et tegelikult see eesmärk, miks ma sinna tulin, oli midagi muud. On teised asjad, et kui me võtame need mingid suvepäevad või mis iganes sisekommunikatsiooni üritused, seal on kindlasti osa, kus sul on nagu mingi bänd, on see siis rockbänd või mingi muu bänd või disko, siis see helinivoo on seal ruumis kõrgem, et paratamatult, kui sinna ruumi satud, siis see muusika peab sind nagu kuidagi nagu kandma. Aga ma arvan, et ega kui sa vaatad ka täna paljusid festivale, et mis on saanud täna popiks kõikidel need kõrvaklapid, ehk siis selle pööratakse üha rohkem. See on ka nagu, et sa hoiad oma kõrvakuulmist, eks ole. Inimesed on teadlikumad täna, et ma usun, et 15 aastat tagasi see teadlikkus oligi nagu palju madalam. Kõik arvasid, mida tugevam pass sul on, kas siis autos või kontserdides ägedam. Tegelikult täna on see teadmine hoopis teistmoodi. Palju sa võtad kohavalikuga riske, selles mõttes, et sa ütlesid ka juba varem, et logistikal on hästi suur nagu osatähtsus, et üldse kas saab, et on ettevalmistusruume ja kõike niisugust asju. Ma lihtsalt ütlen hästi varase kogemuse, vist 98, et Hewlett Packardile agentuuris tegime mingit toote tutvustus seda, ja siis taheti olla kuskil maal, ööklubi, Hollywood, jube kihvt koht, et tead, et teistsugune. No kõik väga hea, ja siis, kui sa tuled päevasel ajal sinna, siis see asi haiseb suitsu järele, ja seda ei ole võimalik lähed. Aga seda sa ei tea, kui sa oled seda ürituse teinud. Ma ütleks nii, et ma arvan, vahet ei ole, et kas on see mingi reklaamikampaania või ürituse korraldamine, et riske sa peaksid minimaalselt võtma. Riske saab juhtida, vaata.
et nüüd küsis see sinu näite puhul, ma küsiks pigem seda, et kelle tegemata töö on see. No enda tegemata töö oli, vaata, aga okei, sellist asja esiteks ei juhtu enam, sest klubides ei suitsetata, tookord oli, aga vaata, see ongi, et see on see, et sul on 16 aastat kogemust, sul on rohkem, et sul on üle 20 aasta kogemus selles valdkonnas, sa oskad neid asju ette mõelda, tookord ma ei osanud mõelda selle peale, et äkki päisel ajal on hoopis teine ja kõik see valgus ja see on hoopis midagi muud. Ei, ma arvan, see ongi täna see küsimus ka, et mis on see väärtus, mida me loome kliendile selles ahelas, et me lihtsalt ei telli seda toitu ja tegelikult maandame riske, et meil on endal ka täna sisse kirjutatud see, et meil on selline riski maandamisplaanid projektidel, et lõpus ka lihtsalt see, et kõik ei lähe kunagi nii, nagu me oleme planeerinud, sest et me sõltume nii paljudest inimestest, ilmast, ma ei tea millest, loodusnähtudest. Yeah. Ehk siis igal asjal sul võib olla mitu stsenaariumit, kuidas minna. Lõpuks sa võid korrada selle üritus kuskil katusel ja tuleb tuule torm, et mis sa siis teed. Aga see ütleme, et see on hea näide see loodus see, et teoreetiliselt, kui sul toimuvad, ma ei tea, pulmad või mingid asjad, et välisüritust tahad, teoreetiliselt, kui sa selle riski võtad, siis on sul seda võimalik maandada läbi selle, et sa paned telgi, eks ole, aga see on tohutu kulu ja kui on ilus ilm, siis tegelikult oli see nagu mõttetu, eks ole, jah. Aga lihtsalt see riskitalu su küsimus. Just, aga ma arvan, et meie täna seda riski ei võta ja isegi me ütle kliendile, et see on sinu risk, sest ega lõpuks too hetkel, kui see pulm on kohal ja vihma sajab, siis klient vaatab ikkagist korraldaja poolele, et küsimus, et mis sind juhtus, kõik on halvasti, mida me teha saame. Et ma arvan, et kui me selles üritusturunduse või selles korralduse vaates nagu mõtleme, siis riskid tuleb viigem nagu miinimumini, sest et ega lõpuks muidu see mängid kliendi investeeringutega, et sa mängid üldse sellega, et see asi üldse õnnestub, kliendi külaliste kogemusega, siis tegelikult sa mainisid seda nagu kokkuhoiu kohta, et me suudame selle telki nagu mitte pannes võib-olla mingi raha säästa, aga mõtle, mis sul on võimalik kaotada. Ma arvan, et sa pead nagu, ja kui sa oled nagu teadlik tellija nagu ja kogemusega nagu korraldaja, siis nagu see need teemad lähevad kuidagi nagu ruttu maha, et siis pigem mõeldakse võib üldse teine koht. Seal on tihti peale nagu, vaata söögiga on ka, eks ole, et kas tellida täpselt või tihti peale me ei telli täpselt, me tellime üle, eks ole, sest võib-olla inimesed ei tule, sul on ikka täpne. Ei, me tellime vähem. Vähem või? Jaa. Ma oleks just eeldanud seda, et esiteks inimesi võib rohkem tulla, võivad tahta rohkem süüa. See on ka nagu huvitav, vaata, inimesed söövad ju, me jõuame toiduni järgi, aga et portsjonil suurused on teatud suurused, on inimesi, kelle jaoks see portsjon on nagu eelroog sisuliselt, ta ei saa sellest kõhtu täis, ta tahab rohkem süüa, eks ole. Inimesed, kes ei ole, et sa oled nagu keskmise pealt, et kuskilt mängib siis nagu... Ei, seda küll, aga vaata, kui sa mõtled, et ka inimesed on päevas nagunii juba midagi söönud ka, et selles mõistes... Tänapäeval need portsjonid on seal sellised, et keegi ei tohiks nagu nälga jääda ja võib-olla see, et kui me nüüd räägime sellest jätkusuutlikkuse vaates, siis et see selline üleküllus, liigne nagu raiskamine on meil kuidagi nagu veres, siis me arvame, et meil peab nagu külmkapp olema kogu aeg täis ja või põhimõtteliselt 40% asjadest viskame sealt üldül minema. Süüdi selles asjas. Et täna puhul me näeme ka trende seda, et inimesed, kes see on tegelikult isegi fakt, et vähemalt me nagu selle datat oskame lugeda, et kui su registreerib mingis kuupäevaks x arv inimesi, 100 inimest näiteks. 100 inimest, 10% ei tule kindlasti kohale. Üldjuhul see kõigub nüüd sealt 70 kuni 90 vahemikus, kuhu need tulevad. Ja siis võtad 80 süüa? Suurelt võtad 80 süüa. Veits jääb puudu, siis ega... Aga see on sul muidugi huvitav nurk, et see just, et kui sa mõtled nagu jätkusuutlikkusele, et siis see on asi, millega me tänapäeval võib-olla selle puudujäägu isegi nagu müüks maha, et me peame vaatama, et me ei raiskaks, eks ole. Ja, aga vaata, ma arvan, me peamegi nagu hakkama see on see mõttemalli muutus, et kuidas kunagi tehti ja kui me nüüd tugineme päriselt nagu faktidele, et kui palju seal inimesi kohale tuleb, see ongi see küsimus, sa suudad järgmist üritust teha nagu palju paremini. Klient maksab selle kinni selles mõistes, et tema investeeringud on kaitstud, kui me suudame seda paremini nagu juhtida. Eks see on niisugune nagu teadlik tellimine, teadlik protsessi juhtimine, et ja ma arvan, see on nagu niisuguse viimase aja praktika, kus tõesti nagu pigem kui me toidust räägime, toitu tellitakse üritusel vähem, kui tuleb inimesi. Isegi tegelikult on näitena, et kui sa korraldad omal
kutsud 30 sõpra nagu külla, võtad mingi catering'i partnerid, kes pakub sulle mingeid salateid ja asju. Ma arvan, enamus juhtudel, kui sa tellid üks ühele selle toidu 30-le, jääb sul toitu üle. Mille pärast? Et tegelikult inimesed tulevad ka sinu juurde, nad on midagi päevale söönud, nad tahavad suga tegelikult suhelda, nad ei tule sinna, et nad istu maha restorani, kes hakkavad nagu seda... Ma mõtlen, laste sünnipäevaga on alati sama teema, eks ole, et kui palju siis alati on seda üle, on ju? Ma räägin, et ma alati nagu ise ka teen asju, et ütlen, et kuule, viskame need asjad välja, et raudselt teeb üle. Lõpus käib üle, siis telid juurde kuskilt pitsat. Kuule, aga kas vahe küsimus, et kas sina üritust korraldajana, et kui sa oma lapsele teed sünnipäevi, et kas silt oodatakse mingeid ekstra produktsioone või? Kõik teavad, et siin on üritust korraldaja. Tegelikult ei. Mul eile oli tütre sünnipäev ja siis see oli ühes kõige nagu tavapärasemas kohas, kus kõik käivad, et ma arvan, et... Tüüpiline. Mis see on, et rätsepa kohta on öeldud, oma kingad ikka nagu pigistavad? Ei, mul tegelikult ma enda... mingid sünnipäevad ikka püüan mingite numbrite puhul nagu teha ja ma arvan, see on nagu lahe koht, kus mitte lihtsalt teha nagu ürituse pärast, vaid see tegelikult, ma arvan, loob täna võimaluse nagu neid inimesi näha ja mis ongi tegelikult see eesmärk selles asjad. Vaata, ma korra tahtsin seda, et kui see eesmärk pannakse paika, et mida tahetakse saavutada, ükspuha, mis see üritus on, kas te sõnastad enda jaoks ära selle mingisuguse emotsionaalse poole, et mis on see nagu see tunne, kui ta läheb õhtul sealt ära või läheb päeval ära, vahet ei ole, mis kellaaeg see üritus on, mis tundega ta läheb. Me rääksime sellest, et kas kõht tühi või mitte, aga et kas sa selle sõnastad ja hakkad sealt poolt omakorda tagasi tulema, et mis sa selleks pead tegema, kuidas sa seda õhtut või päeva pead ehitama, et vaata nagu räägitakse kampaaniate puhul või kuidas ma nagu kulminatsiooni tekitan seal erinevate tegevuste läbi. No põhimõtteliselt võiks ju. Aga kas teeme reaalselt või? Et elu ikka nii ilus ei ole. Ma arvan, et elu ei ole nii ilus, aga tegelikult võib-olla mingil alateadlikult teeme, aga ma arvan, et see ju tegelikult võiks olla iga sellise tegevuse nagu eesmärk, sest et nagu vahet ei ole, mis me teeme, kui me kutsume oma sõbrad külla või tõesti me kutsume need külalised oma üritusele. Hetke emotsioon on üks, on ja. Ma arvan, palju olulisem see, et kui see sihtgrupp mingi aja pärast suudab meenutada seda kogemust või seda tunnet, see on sama restorani äriga tegelikult, et üks pool on see, et mida me täna sööme on ilus, aga tegelikult oluliseks saab see, et kui sa nagu mingi 6 aja pärast nagu mõtled, et mis tunde see sulle jättis, ma lähen siis tagasi äkki, põhimõtteliselt restoran juba võitnud näitlikult, sama on tegelikult ju ürituste puhul samamoodi, et kui inimesed tahavad tulla tagasi, nad said sealt midagi unikaalset, see kogemus oli mingi suurepärane, mis nad said, kõik võidavad, tegelikult me peaks, vastus on küsimus, muidugi peaks mõtlema ja see läbi tegelikult üldse võib-olla selle asja ehitamegi. No vaata, ma mõtlen... Aga ma arvan, et me ei tee seda. Jaa, aga jälle küsimus on võib-olla nagu võimalus kasvada, et ma ütlen, et sina, et kõik, et vaata, et kuhu tavaliselt pannakse ettevõtte juhi või siis nagu, ma ei tea, valdkondade juhide sõnavõtud, tavaliselt algusesse. No teoreetiliselt jah, et saab eest ära, aga kas peab alati? Võib-olla siis ei ole emotsioone veel üleval, et kütame emotsioonid ülesse, mis nagu propagandas öeldakse, et on see sama nagu viimane vagun, eks ole, et meil on ees need esinejad, need rahvusvahelised esinejad, eks ole, bändid, värgid, emotsioone üleval ja siis ma tulen oma sõnumiga, eks ole. Võib-olla ei ole õige koht, aga tegelikkuses jääb kõige rohkem meelde, eks ole, kui ta on ka natuke sütitab, mitte selline, et meil on päris hästi läinud, on ju, ja aga ma tulen nüüd ära siit, mina ei ole tähtis, eks ole. Ja ma arvan, sul on väga hea nagu idee või näide selles osas, on ju, et alati peab vaatama, kuidas see suhestub sinna õhtusse asjadesse, on ju, aga sellele ma arvan, mõeldakse tõesti täna vähe, see on niisugune mingi traditsiooniline vaata ülesehitus ja ma arvan, et külalised ootavadki midagi uut, et see lõpuks... Mõned maintsin sulle idee. Kõik kuulsid, aga... Kuule, aga ütle mulle, kas tänapäeval juuakse vähem või? Ma usun, juuakse vähem ja ka teadlikumalt. Et selles mõistes... Et ei tulda nagu üritusele ennast täis jooma. Kindlasti. Ma arvan, et need ajad, et 20 aastat tagasi, kui juba nagu ettevõtte enda jõulupidudel kuidas joodi, need ajad on nagu läbi enne. Ehk siis seal on nagu mitu asja, et inimesed ise on nagu teadlikumad, teine asi on see, et korraldajad nagu suunavad seda nagu ka teadlikumalt ja paremini, et sul ei ole nagu avatud baaris, sa ei saa ülevalt riiulit seda konjakit endale lauda võtta. Või ohjeldamatult tuuakse kogu aeg veini ja viina peale, eks ole. Et
ja võib-olla ka see, nagu see toote valik ise on nagu läinud kvaliteetsemaks mingis osas, on ju, et vastus on sulle, ma arvan, jah, kindlasti. Ma mõtlen, kas see korreleerub sellega, et tegelikult juuakse ka vähem või see ei pruugi olla sellega seotud, pigem on see, et kuidas me üritusi nagu, millele tähelepanu rohkem pöörame või? Sest vaata, siin see järgmine küsimus oli see, et jällegi olles suga teinud omal ajal ka asju, et Kalevile põhiline küsimus oli see, et meil on ju erineva, ütleme siis, ma ei tahaks öelda kultuuriastmega, aga erineva maailmavaatega inimesi, eks ole, et see laotööline või liinitööline on nagu teistsugune kui kontori ja siis põhilteema oli ju turva. Noh, meil on turvalisus vaja kuidagi tagada, sest seal läheb ju klaarimineks ja läkski klaarimiseks, on ju. Et kui palju üldse turva on nagu teema tänapäeval? Et kui ei jooda nii palju, siis ei ole ka võib-olla turvalisust nii palju vaja, et sa palkad suured meeskonnad peale sinna, eks ole. Ei, ma arvan, turvalisus peab olema alati tagatud, küsimus, mis see tähendab, et kas see võib tähendada ka seda, et inimesed vajavad abi ja üritusel, mis iganes tänapäeval inimestel, allergiaid või midagi ikka juhtub, väänad jala välja, et siis see on ka turvalisus, et kuidas oled selle viinud miinimumi, et neid asju nagu juhtuks, et see ei pea olema alati kakluse fenomen või lahendamine, et siis, et ma arvan, et turvamehi on vähem, aga ma arvan, et peab olla piisavalt, et ka nende inimesed, kes kuhugi üritusel tulevad, nende turvalisus oleks tagatud, mis iganes moel, see võib olla siis, kas siis veekogu ääres või lihtsalt mõnikord on tõesti see, et sa pead ka mingi ruumiturvalise tagama, et võõrad sinna sisse ei pääseks, seal ei tekiks mingit konflikte, et siis ma arvan, see nii ja naa, et see viide, millele sa viitasid, need Kalevi ajastu nagu suurürituse nagu väljakutsed turvalisuse poolelt, et ma arvan, neid on vähemaks jäänud küll, sest et said omal ajal head koolid kohe sellega? Jah, inimesel muutunud teadlikumaks ja mingid põlvkonnad on peale kasvanud nende 20 aastaga. Vaata, me oleme tegelikult ju hästi vähe puudutanud, nagu küll olulisi asju, aga vähe puudutanud, vaata, mis juba näitab, kui komplitseeritud on tegelikult ühe ürituse tegemine. Tegelikult ei ole vahet, kui palju sinna inimesi tuleb. Et okei, probleemid suurenevad potentsiaalselt, eks ole, mahuga, et seal on nagu miljon asju. Noh, ma kujutan selliseid asju ka ette, et ma ei tea, seal sama tähtsamatel esinejatel tegevjuhil midagi juhtub riietusega, eks ole, noh, ma ei tea, kõik on täis, et sul peavad olema kõik nagu alternatiivsed lahendused olemas, eks ole. Riietusega juhtub, meil on olemas niisugune, nagu me nimetame, hospitality kohver, kus on nagu põhimõtteliselt nagu naiste sukkades kuni niidinõelani kõik asjad olemas, aga noh, ei ole ka erandid, kus sa peadki minema poodi, ma ei tea, uue pintsaku või särgi järgi, et sa lõpuks ise teenindadki ju ka neid külalisi, esinejaid, kõiki enne klienti, et siis lood sellised, et see kogemus ja tulemus saaks parim. Oskad või tahad üldse öelda mingid markantsemaid näiteid, ma mõtlen riietusega üleüldiselt, et sa oled siukses situatsioonis, mõtled, kuidas siuke asi on võimalik üldse, et see juhtub, et tavaelus nagu ei juhtu ja siis kõikide ees või ja seal juhtub. Tead, ma arvan, et on nagu ühtipidi olnud vähe, mida nagu praegu välja töö sellepärast, et teatud asjad me oleme nagu püüdnud nagu minimaliseerida. Mõnikord on lihtsalt juhtunud see, et kus sa ikkagist võid kellelegi öelda, et mingile partnerile näitlikult, et see on sellise stiiliga või formaalsusega nagu üritus on ja siis ilmub sinna kas siis see teenuspakkuja, ma pigem ütleks ebasobilikes riietus, mis siis nagu ei paistab kohe silma ja tegelikult ei lähe selle formaadi kokku, et siis on põhjused, kus sul valida, et kas sa saad ta nagu minema, see teenus pakkumata või võtad kuskilt need püksid kellegi jalast ja ütled, pane need jalga, et sellisel asju on nagu ette tulda, aga see on jälle küsimus, et kelle tegemata töö see on, et see on, kas see on nagu ise oleks pidanud rohkem kordama, või tõesti kõik riske, mis on seotud inimestega, ei saagi alati nagu miinimumi viia. Kuule, räägime korra ekspordist rohkem, et me korra hüppasime sinna, et seda on tõesti meie sama loometööstus rääkinud, et see on meie suur väljakutse, et et sa oled nimetanud ka, et meil Eesti turg on teatud suurusega, isegi kui ma võtan Baltikumi, jah, see on ka eksport, aga meil vaadatakse seda rohkem ikkagi nagu koduturuna, et pikas perspektiivis me oleme olnud nagu proovid vähemalt äri teha siin nii ja naapidi, eks ole, ei ole ka alati õnnestunud, aga ja siis on nagu heidetud ette, et miks me nagu ei suuda minna oma loometööstusega välja. Mis need sinu kogemused on, et mis see nagu esimene nagu takistus on? Kas ma tohin küsimuse vastu küsida enne? Ma olen ise alati mõelnud selle peale, et miks agentuurid vaatavad Baltikumi koduturuna?
kas oskad selle kuidagi nagu ära defineerida? Tähendab, ma ütlen mitte agentuurid, see tuleb sellest, et tähendab... Lihtsalt laiendan seda, ma olen ise näiteks 3, ehk siis võtame need 12 lisariiki Läti, Leedu asju teinud, minu jaoks need inimesed on seal nii erinevad. Majandus on seal nii erinev, et lõpuks, et mismoodi need eristuvad sellest, kui me läheme üle lahe, kas see ongi see laht või see maantee või? Seal on hästi lihtne põhjendus, et kui me vaatame tegelikult, kes on olnud klassikaliselt kõige suuremad reklaamijad, jätame telkod kõrvale, siis on tegelikult kõik, mis on see fast moving consumer good, nagu tööstuskaubad, toidukaubad on ju. Ja toidukauba ja tööstuskauba ketid on ühed samad läbi Baltikumi, omanikud on samad, juhtimine on sama, on ju. Ja tähendab see viis, et sa, mitte et see oleks nagu lihtsam, on ju, aga see viis, kuidas sa saad nagu sinna poole, on lihtsam kui sealt edasi Poola, mis on eraldi, või Skandinaavia, kus on täiesti väga protektsionistlik nagu lähenemine, et sa ei saa sinna. See on nagu see põhjus tegelikult, miks on vaadatud. Ja ta on nagu füüsiliselt, eks ole, on ju lihtsam minna sinna, on ju, et see ikkagi see piir on seal olemas versus jah, see nagu et võib-olla seal see taseme ka nüüd on viimasel ajal, eks ole, me oleme siin ka nagu arutanud, et kui kunagi me oleme esirinnas Läti, Leedu, nüüd on tegelikult vastupidi, et Leedu on esirinnas, siis on võib-olla Eesti ja siis on Läti vahel, eks ole, ja mis on öeldud, miks Läti on või Leedu on esirinnas, sest tal on Poola turg hästi suur kõrval, eks ole. Lätlased on meie vahele pressitud, et see tuleneb sealt, eks ole. Ma saan ühtpidi sellest aru, teistpidi, kui ma oma vaatest nagu vaatan ja kui me tegeleme nagu teenuspakkujana nagu ja sihtgrupist arusaamisega, siis mulle tundub, ma saan sellest Skandinaavia inimestest ja me oleme seal ise lähemal, kui näitlikult me võtame mingi lätlased, on ju. Lihtsalt inimestel. Ja see võib olla, aga ma veel kord ütlen, et mis on nagu reaalsem, on ju, ja võta kunagi, eks ole, me oleme siin ka rääkinud, et ma pakun 15 aastat tagasi, ma tegin nagu seda, et kui sarnast strateegiat, mis Eestis ellu viia, kui palju ma peaks maksma seda Läti, Leedu või Soome turul, on ju. Ja need hinnavahed olid nagu sellised, et kui Eestis ma panustasin, ütleme seal mingisugune see oli suurusjärk, ütleme mingisugune 200 000 on ju, siis Lätis oleks ma pidanud võib-olla panema seal 250 000, Leedus seal mingi 300 000 on ju, aga Soome oli seal 1,5 miljonit või mingi taoline, see oli nagu nii palju suurem nagu panustus, et me ei oleks elus suutnud seda endale lubada, eks ole, et samat asja nagu saavutada. Turusuurused. Jah, no ja turusuurused, selle tulemusena see kallidus on. Ja nüüd mõnes mõttes, kui sa niimoodi vaatad, siis jah, et teenuspakkujana tekib küsimus, et aga miks ma Lätti lähen, kus on natukene suurem nagu tarbijaskond, aga mitte oluliselt, turg on väike, on ju. Samas, kui vaata, ma räägin turundusjuhtidega, siis tegelikult turundusjuhid, kuna nad tegutsevad 3 riigis, nendel on ootus, et partnerid ka tegutsevad, sest miks sa siis peaks valima kedagi, kes ei tegutse. Õige. Nii, tuleme sinu küsimuse tagasi. Mu küsimus oli selles, et eks ole, et miks me ei ole suutelised minema eksportturgudele, et kui me ei käsita nagu Läti, Leedut on ju, võiks võtta eraldi klaster, eks ole, ja Läti, Leedu, aga siis lähme nagu lääne poole. Ma arvan, see on paljudele selline $1 miljoni või euro küsimuseni, et millele ma usun, et ma ei oska vastust sulle nagu anda, et ma võin oma mingit aimdust nagu peegeldada, et seal on nagu mitu poolt. Et just enne, kui me alustasime, et rääkisin ka, et paljud tahavad enne, et see on küsimus, et saaks välja, oleks äge. Mis on kasvu vaja, eks ole? On kasvu vaja, et tõesti, et ega paljud räägivad, et kui sa ei ekspordi, siis on tegelikult väga raske siin Eesti oma 1,3 palju meil tänas on miljoni elanikuga nagu kasvada. Piir on ees versus tõesti, kui sa vaatad Soomet, seal on nagu mingi 5 korda suurem see number. Et see on võimalus paljudel, paljud tahavad. Nüüd on küsimus see, et võib-olla kui ma räägin täna nagu agentuuride vaatest, ärme peegelda nagu turundaja disaine, siis ega paljudel puudub täna see nagu teadmine, mida nad siis ekspordivad. Sa mõtled see ka väärtuspakkumise küsimus, et kas ma lähen lihtsalt nagu oma agentuuri nagu sinna eksportima või ma lähen, või mis on või lähen mingit know-how'd või ma lähen nagu mingit lihtsalt disainiteenust või lähen mingit muud, et tihti see, et küsime siis niimoodi, et kui sa lähed sellise nagu määratlemata võib-olla ja võib-olla sellise mitte unikaalse nagu teenusena sinna turule, kus sind keegi ei oota, siis kas sa lööd läbi, et ma pigem arvan mitte, et see ongi see case, et paljud oli suutnud siin Eestis täna omal sellist nagu kodutööd nagu korda teha, et kas see üldse nagu välja nägemine, et kas sa paistad välja sellise rahvusvaheliselt kompetentse agentuurina,
kas sul on üldse teadmine, mida sa nagu eksportima nagu lähed, on ju. Et ma arvan, need on nagu võtmeküsimused, on ju. Tegelikult keegi sind ei oota sul seal Rootsis, on ju, et mingi, et rootsi keelt sa ka enamuses juhul ei oska, on ju. Ja siis sul tekib esimene tõrge, et sellel kohalikul kliendil on võimalik valida nagu agentuur, kes räägib tal kohalikku keelt versus keegi, kes ei räägi keelt. Esimene ebamugavus kohe loodud, on ju. Et aga kui suudad nagu näiteks need ebamugavusi kliendi vaatest nagu maha võtta ja klient hakkab nagu mõtlema, et aga tõesti, et see väärtuspakkumine eksisteerib, on ju. Et ma usun, siis see kuidagi üldse baasvajadus saab hakata tekkima, et sa suudad mingi seal müüma hakata, on ju. Teenuse kontekstis. Vaata, Joel Volkoviga me rääkisime ka selle eksportturust ja ta tõi ka näite ja seda on ju laialdaselt räägitud, et Rootsi fenomen on olnud selles, et Rootsist on nagu tulnud palju rahvusvahelisi ettevõtteid ja need ettevõtted on vedanud kaasa need siis loovtööstuse ettevõtted, et noh, kuulge, ma olen siin, tehke mulle see asi ka, on ju. Nii palju, kui ma olen ikkagi aru saanud, sa oled nüüd natukene suutnud seda teha, eks ole, et meil need samad rahvusvahelised täna, eks ole, uue majanduse nagu ettevõtted on kasvanud ja nad ei ole jätnud taha, et okei, sa olid siin Eestis hea, on ju, aga ma nüüd on Londonis, nüüd ma võtan igal juhul Londoni agentuuri, eks ole, on ju. Et sa midagi oled suutnud teha, sa ütlesid, eks ole, et sa nagu suutsid mingi niši leida põhimõtteliselt selle väärtuspakkumise ja sa suutsid nendega kasvada ja noh, et jällegi tulles tagasi korra mainitud ISO või ESG asjadele, sa oled mingid nõuded, mida on eeldatud suuremaks kasvamisel suutnud täita, mis ei ole odavad nõuded, eks ole, on ju. Et mis see loogika sul seal on olnud, et kas jällegi, et sa said aru, et muud varianti ei ole, kui sa tahad üldse minna või? Ja väga õige küsimus, et ma arvan, et lõpuks sellise 30 liikmelise agentuuri ülalpidamine üldse ei ole odav asi. Ei ole. Et see nõuab investeeringuid ja lihtsalt, kuidas võib-olla meie selline mingi, ma ütleks, kui me nüüd oleme mingi selle teenuse eksport mingi musternäidis ja meil läheb seal nagu suurepäraselt, lihtsalt mõned lahendused, mis meil nagu toimivad, tulenevad sellest, et me viisime oma teenuse kitsaks, me ei läinud nagu tervet turgu püüdma, vaid selles, milles sa tõesti väga hea oled, on, ja kus sul on tegelikult head referentsid, tulemused ja need on kuidagi tootnud seda, et kui sa lähed sinna turule, siis see klient näeb, et me oleme juba suurtele kuskil midagi teinud, et okei, proovime, on. Ja siis tuleb see küsimus, et okei, siis sul tekib mingi konkurents, et me oleme ühes kohas, kus me üks rahvusvaheline ettevõte kutsus meid konkursile, ütles, et tahab üritus teha, mis siis on ka kuskil Lõuna-Euroopas. Aga te konkureerite ühe Londoni ja mingi Saksamaa, ehk siis 3 agentuur oli Eestist meie, Saksamaalt Londonist. Et lõpuks võitsime, et küsimus, et esimene koostöö, mille põhjal ta valib selle, et ma usun, seal tuli see mängu, see esimesena kirjeldatud referents, see eelnev kogemuslugu mingite brändidega, ja soovitused. Ja siis tõesti see, et see võib-olla see loovus ja see kliendi kogemus, mida me suutsime mingi mulje nagu jätta. Aga ma arvan, et millega tegelikult me tookord võitsime, oli see, et me saime nagu ja panime sellisele, võib-olla inglise keeles on see added value kliendi kontekstis. Lisaväärtus. Ja me saime sellest nagu kliendist nagu aru ja süübisime sinna rohkem kui teised. Just sellepärast, et meil on nagu see varasem kogemus oli olemas, me teadsime, mida sellise nagu teenusesektori nagu ettevõtted tahavad, miks nad tahavad selliseid üritusi teha, mida nad sealt nagu otsivad. Panime hullu ka veits seal ja võtsime. Ma mõtlen, see on jällegi, mida on paljud turundajad muuses nagu rääkinud siin, kui ma küsin, et kuidas nad oma partnerid valivad, on, et neil jaoks on jube tähtis, et nagu kliendi ärist ja kliendist aru saamine. Põlemine aru saamine. See on ka põhjus, miks ma nimetasin, et kui sa suudad minna konkreetsemaks, siis on tõenäosus, et su agentuuris need inimesed saavad sellest kliendist paremini aru versus sa püüad hästi laia nagu lehtritenne. No. Sa vaata Eesti tingimustes 30 on tegelikult nagu väga suur agentuur, on ju, jah. Et kui sa võtad Londoni perspektiivis, kas siin ma ütlen nagu õigesti, kas üritusturundustel on mingi eripära, klassikalises agentuuri mõistes ta oleks nagu täiesti mitte midagi, see on nagu meil öeldakse mees ja koer, eks ole, et nende vaates ka, et seal nagu ei ole piisavalt meeskonda. Kas üritusturundustel on mingi eripära või on ikkagi ka, on see teema või? Tead, ma vaatan, et kes me need partnerid seal Euroopas on, et kindlasti on seal ka liikmeid, kus on nagu 200 inimest, on ja aga ma ei ütleks, et nad kuidagi nagu
paremad on, lihtsalt võib-olla see tuleb sellest turu suurusest, on ju, ja ma ei mõtle isegi... aga noh, ma saan aru, mis sa nagu mõtled. Ma arvan, et kui seda meie suurust vaatad, siis pigem siin Skandinaavia kontekstis me oleme juba pigem seal suuremad, on ju, sest et tõesti, et noh, kui me võtame näiteks, sa kirjatasid seda Rootsit näidet ka, on ju, või Norrat, mis seal on selle hästi selline, et hästi killustus, on ju, et nagu pigem on ka meie sektoris üritusturunduses Rootsis väiksemad agentuurid, just on see, et ma ei tea, üks teeb ühes linnas, teine teeb mingi teises linnas, et ei ole nii, et sa teed nagu võib-olla igal pool, et noh, Soomes on kindlasti suuremaid, on ju, ka lihtsalt turg on suurem, aga ma ei ütleks, et ma arvan, meie, kui me võrdleme täna, kus me asume oma agentuuri suurust ja siis see, mida me suudame nagu ära teha, on pigem, ma arvan, selline kuidas ma ütleks, päris efektiivne. Ja ma saan sellest aru nagu majanduslikus mõistes, aga noh, ma mõtlen, vaata, meil on käinud laua peal Erki Heinsaarele MBD-st, on ju, ja, et neil on 100 juba inimest, on ju, ja tõesti nad on nii dominantse nagu noh, ütleme, et seisu suutnud saavutada, et raske on nendega konkureerida, eriti näiteks, kui me vaatame siin lokaalset turgu. Ja see suurus juba hakkab minema, et kui sa tahaks ka eksporti teha, sa oled täiesti nagu aksepteeritav suuruspartner. Et ma mõtlen seda, et kas sa selleks, et veel suurimaid asju võtta ekspordis, sa peaks kasvama ka inimeste arvult. Ma ei räägi üldse efektiivsusest ega midagi muud, et see tõsiselt võetavus, ja miks mitte, et sul on see võimekus teha asju. Ma arvan, et me suudame see number täna ei ole enam takistus. Et ma arvan, aga küsimus, et kui portfelli tuleb neid kliente juurde, siis kindlasti sa nagu ei pigista seda enam siit välja, et sul lihtsalt siis pead kasvama mingis mudelis on ju. Aga ma arvan, et see eeldus täna ei ole, et teenindada mingit klienti Londonis, peaksime olema 3 korda suuremad. Okei, et seda ma lihtsalt nagu mõtlesin, et üks on see, et su sisevaade, et sa tead, kus see juures on, aga teine on see jälle siuke kliendivaade, mis mõttes, et see ei ole tõsiselt võetud. Sest et ma arvan, et selles üritusturundussektoris, kui sa vaatad noh, tead mõned Euroopas, kes teevad, et sa suudad ka sellise 30 liikmelisena teha mingi, ma ei tea, mis iganes Samsungile kuskil globaalseid asju, et otseselt see ei ole takistus, seal pigem on see küsimus, sul see referents, see loovus, selle tõesti selle antud hetkel siis selle kliendi kogemuse või teekonna juhtimine, et ma arvan, ja kui selle nagu edasi läheb, et ega lõpuks siis saad ju kliendiga kasvada, et ma arvan, et no vaata, me arutasime seda, et miks eksport ei kasva, eks ole, ma ei räägi üldse sinu puhul, aga ütleme loovtööstuse puhul, on ju, et kas seal on mingid piirangud meie väiksuses ja et me nagu ei saa üldse nagu edasi, sellepärast me oleme nii väiksed, me jäämegi väikseks, eks ole. Ja ma arvan ka seda, et tõesti, et kui sa Jolos täna vaatad, võib-olla meil on täna pisut lihtsam minna välja versus agentuuril, kus on 5 inimest, et tõesti need 5 inimest tegelevad pühendunult hoopis selle teenuse pakkumisega täna siin koduturul kliendile, on ju. Ta ei saagi panna nii palju fookust võib-olla ja mingi tähelepanu ja detailsust, et astuda neid samme kuskil välismaise kliendi kas siis võitmiseks või üldse otsimiseks või selliseks asjaks, et me täna kes nagu päris suure tiimiga pühendume sellele. Aga noh, vaata, sa nimetasid seda, et kuidas te teete, et natuke siuke pop-up meetodil, eks ole, et lähete, teete ära, on ju. Kui ma nüüd õigesti mäletan, võib-olla ma teen liiga, et Optimist on proovinud, eks ole, ka olla väljas ja minu meelest oli mingi Berliinis midagi seal või vähemalt mul on kuidagi, eks ma pean kutsuma Magnuse siia, eks ole, rääkima, aga et põhimõtteliselt, et kas sa selle peale ei ole mõelnud, et näiteks panda mingi väike putka on veel palju öeldud, aga Londonisse või kuskile Saksamaale, Berliini või et noh, et on vähemalt nagu mingi aadress olemas ja mingi 1-2 inimest, kes on kohalikus keeles siis nagu suhtlevad ja. Eks sa ju ikka ettevõtjana mingi hetkel fantaseerid mingeid võimalusi, mida nagu teha võiks enne ja siis võib-olla kõrvutades seda näidet, millest sa seda alustasid, et jah ja ei, et me mõelnud oleme, aga me tegelikult oma plaanis ei ole seda tahtnud praegu üldse teha ja ma arvan, et meie nagu mõte selles on pigem kasvada siit kontekstis, et see ei tähenda, et meil peab olema füüsilised kontorid kuskil Helsingis, Stockholmis, Londonis. Sa pigem ei näe sellel praegu suurema, kulu suur. Tänases mitte, aga eks näeb, kuidas tulevik nagu läheb, et pigem meil on täna mingi teine visioon, kuidas sinna liikuda. Mida annab sulle välisturgudel aasta agentuuri tiitel kuskil kohalikul turul, kus sa oled olnud nüüd juba, ma pakun 5. või 6. korda või? Aasta üritusturundusagentuur.
korda järjest, 8 kokku on ju Eestis. See on hea küsimus, ma ei ole seda küsinud kunagi nii, et ma mõtlen, et ta nagu midagi annab, ta annab võib-olla mingi tunnustuse kuskilt, on ju. Noh, et sa oled tegija kuskil seal ikkagi. Aga ma arvan, et nad ei vali meid selle alusele, et see võib olla mingi kriteerium kuhugi jõudmiseks mingile perimeetrile või mingi radarile, on ju. Et ma ütlen ausalt, et ma ise ei ole sellel teekonnal tundnud vist kordagi, et see oleks mingi selline hullult väline eelis oleks olnud, et me oleks mingi kliendi võitnud. Aga isegi Eesti turul mitte või? Jah, et ma usun, et see on suurem tunnustus ja olulisem tiimil endale, et alati olnud, et selles kontekstis need inimesed tahavad Joloses olla, nad tahavad Jolosesse tulla, nad tahavad seda tööd nagu teha olemata, kas see on raske või kerge üks päev ja et see on pigem see nagu nende töö, et kui sa mõtled, mis sind motiveerib või mis sul seda vaut tekitab, et siis et võib-olla see on see tõesti küsimus, et nad saavad olla agentuuris, kus on see tee käsil ja nad on midagi loonud et ma ei tea, kas see, mis väärtus see kliendile nagu loob, et ta on võib-olla mingi, ma mõtlen, et see ei ole ju see, et me nüüd, kui ma enne rääkisin seda, et tagame sulle kvaliteedi või teeme see asja ära, no see on, ütleme, kui mina olen klient, eks ole, et noh, kui ma peaks mõtlema, et miks ma peaks valima aasta agentuuri, whatever nagu, mis kategoorias ta on, et siis see tegelikult ju näitab mulle seda, et see agentuur on selgelt õnnestunud rohkem kordi kui ebaõnnestunud, eks ole, et ta on ikkagi nagu tunnustatud teiste poolt ka, ma lähen, vaata, sa ütlesid, me proovime minimaliseerida riske, eks ole, et see on täpselt sama asi mõnes mõttes, et ma nagu lähen kindla peale välja, ma olen nõus võib-olla selle eest ka rohkem maksma, tegelikult sa peaks küsima rohkem raha, selle loogika eest, noh jällegi meie turu väiksus seda nagu põhimõtteliselt ei võimalda, aga põhimõtteliselt peaks olema, sest sa nagu garanteerid talle tegelikult, eriti kui sul on 6 aastat järjest, pinge on sul ka suurem selles mõttes, et mõtle nüüd seda, et kui järgmine aasta ei saa, siis okei, sul võib-olla noh, ei saanud, tiim on nagu pettunud, miks me ei saanud, et nüüd sa oled selles nagu esimene aasta võit on juba tore, eks ole, sa tuled ja siis hakkab see väike juba, et noh, et aga miks me ei saanud, eks ole. Keegi ütles, et esimesest kohast saab alati teiseks, aga ei sul on selles õigus, et ega ma olen nõus, et mille pärast kliendid valivad, et see võib olla selles nagu 10 üks põhjus või et miks meil see lauale pääseme, et aga ma arvan, see ei ole põhieeldus, et ja lõpuks ei ole ka see põhieeldus selleks, miks inimesed meil nagu täna tööd teevad, et see on nagu selline kombo paljudest asjadest, sul peab olema sa pead nagu inimestele pakkuma motiveerivat töötasu, sa pead nagu looma neile mingi hea juhtimismudeli või efektiivse juhtimismudeli, sul peab olema ägedad kliendid, just, et nad üldse on midagi huvitav teha, eks ole. Sul peab olema töö mitmekülgne, et kui sa ainult pakuks mingit võib-olla ühte nissi, siis ma usun, võib-olla paljud tüdineksid ära, ja tõesti, et siis see tiimi nagu selline, ega lõpuks mina isiklikult ei ole seda aasta kulmule nagu võitnud, et see on tegelikult on see, et selle taga on ikka nagu väga-väga paljud inimesed ja väga-väga palju tööd. Me teame, kui me alati räägime siin, et see on ju selge, eks ole, et me räägime kellegiga, aga ilma inimesteta ei teeme mitte midagi, eks ole, see on selge. Just, et ma eeldan, et vaata, te teete palju üritusi, et kliendid on rahul, kas kliendid ei ole tulnud ütlema, et kuule, et mul on sotsiaalmeediaga ka probleem, äkki sa teeks mingit sotsiaalmeediaga kampaaniat mulle ka või et näed, et no mis siin siis teha on, et üritus, põhimõtteliselt teeme mingi kampaania ka veel kõrval, et te olete nii kihvtid. Iga päev ei tulda selle küsima ja võib-olla ka see, et me mingi hetk korra mõtlesime, et me läheme nagu laiemaks. Aga et me oleme seda teinud ja võib-olla kui tänagi küsib, siis me nagu ei ütle lähtuvalt kliendist seda nagu ära, sest et ega meil teatud kompetents on olemas majasiselt ju ka, ka siis disainerite või sotsiaalmeedia inimeste nagu näol. Aga see ei ole see, et me nagu ütleme, et kopp, et kuule, me pakume sellist teenust ka, et hakkame teie nüüd sisuloomet siin nagu haldama. Et eks siis vastus on see, et kui klient küsib ja väga hea klient on, siis korra mõtleme, et äkki teeme. Aga me oleme teinud ka, et ma arvan päris edukaid nagu näiteid, aga see on pigem selline nagu väiksemad nišid. No ütleme, et see oleks minu jaoks loogiline, kui ta on seotud nagu selle mingit liiki üritusega, et te teete ka nagu ees ja pärast ise mingi kommunikatsiooni sinna juurde. Ma mõtlen, et vaata jällegi ettevõtjana on selline nagu trikikoht,
et klient on nagu õnnelik, klient tahab midagi juurde, sa ei taha talle öelda ei, eks ole, samas kõige suurem selline, noh, ma ütleks nagu kompetents nagu ettevõtja poolt on ju ka see, et sa tead, kus sa oled hea ja kus sa võib-olla oled keskpärane või mitte nii hea, kus konkurents on hoopis teine ja kui sa hakkad sellega nagu tegelema, siis sa juba nagu stretch'id oma seda ja siis on üldine, noh, et võib-olla see ei ütlemine nagu tihtipeale nagu parem on ju, jah. Kindlasti. Aga just, noh, ütleme, et jällegi, et turu suurus on alati see, et sa vaatad, et aga okei, kui raha on, miks mitte, on ju. Nüüd, kas sul kordagi ei ole nagu, noh, vaata, et sul konkurendid Eesti turul on ju mõnes mõttes, on ka eraldi seisvaid, aga paljud on nagu koondunud mingitesse seltskondadesse, eks ole, samad omanikud on, kus siis pakutakse ja just sama ühe nagu, et kus sul seda mõtet ei ole olnud, et kuidagi kellegiga nagu, et okei, sa ise ei tee, aga näed, et sõsaragentuur võiks siin olla, on ju, kes siis teeb creative'it seal mingile asjale ja nii edasi. Sa alustasid seda sissejuhatust küsimust sellise ettevõtja nagu vaatenurgast, et ma arvan, et siis sa ettevõtjana pead nagu korra läbi analüüsima selle, et mis see annab. Et mida see annab sulle siis ettevõtjana, et kas sa hakkad ehitama siis mingit gruppi, on ju, et noh, küsimus, kui sa ehitad gruppi, siis su selline juhtimistähelepanu läheb ka grupile, mitte nagu võib-olla sellise nagu fokusseeritud teenuse või nimetame siis butiikagentuuri nagu poole, on ju. Et mõõnud oleme, aga ma arvan, et see case, et me ise oleme näinud, et me suudame täna selles mudelis olla nagu edukamad ja efektiivsemad nii oma toimimise võib-olla ka siis nagu klientide vaatest, et ehk fookus, kus on fookus, eks ole, jah. Kuule, lõpetuseks ma alati olen puudutanud tehisintellekti, et ei saa ju üle ega ümber, eks ole, et palju see üldse on üritusturundustes teema ja mis osas, kui on? Ma arvan, et see on ühtepidi nagu veel ka tuleviku teema, et me oleme kõik sellises õppimisfaasis, et kus sa loed, et kõik ju koolituvad enne täna enne, midagi kasutavad, et ega me ka kasutame mingid teemasid, et kas siis asjade loomiseks või kontrollimiseks või noh, mingite töölünkade ära tegemiseks. Mida tehisintellekti veel nagu täna vähe kasutatakse, on võib-olla see kohapealne kogemusüritus, mis nagu juhtub, on ju, et need on pigem juhitud täna sellise inimeste läbi, aga ma arvan, noh, tulevikus võib-olla võiksid olla mingid asjad kuidagi rohkem automatiseeritud. Ja üks on see, aga ma mõtlen seda, et vaata, kui COVID aeg tuli ja te proovisite, ma ei tea, kas teie tegite ka neid sisemisi stuudioid, eks ole, et noh, et see oli nagu tohutult innovatiivne, aga mõnes mõttes ka teisest küljest nagu ainuvõimalus, eks ole, midagi teha. Et kui palju ekraanid ja selline nagu produktsioonimaailm on nagu tulnud sellisse nagu keskkonda, et me tekitame sellist nagu mitmetasandilist nagu kogemust. Isegi seda oleme juba varasemalt teinud, et see on täpselt küsimus, et aga ma tuleks korra selle küsimuse, mis väärtuse see loob? Oleneb jälle sellest nurgast. Kas see loob lihtsalt sellise mingi vau ja klient tahtis mingi tehnoloogia konverentsi ajandil midagi nagu näidata, on. Sa pead alati mõtlema, et teha lihtsalt või kasutatud tehnoloogia pärast ei ole kunagi mõtet, on. Et kui see tehnoloogia loob mingi väärtuse, noh, siis võiks seda kasutada, et ma ei tea, kas ta loob aitab kliendil mingit investeeringut paremini juhtida, et võib-olla see on vähem inimesi koha peal, on. Aga et lihtsalt panna, et me võtame kasutusele mingid AI-ga seotud ekraanid, mis siis räägivad sinuga ja noh, pool aega need võib-olla täna veel ei tööta nii, kuidas me nagu tahaks, versus sul on seal kõrval inimene, kes loob päris sükuse inimliku touchi, mida tegelikult me tahame, on. Me ei taha ju tegelikult iga päev meiega mingi robot räägiks, on. Sa ei taha ju pangas, et robot ma tahaks helistada. Sa tahaks päris inimesega rääkida, et ma arvan, et see on sükene. Ja ma mõtlen tegelikult, et võib-olla sa oledki ju selles businessis, kus see inimeselt inimese, seda ostetaksegi. Et see ürituse puhul seda ju ostetaksegi, eks ole, et sul võib-olla ei olegi nii palju vaja seda trikki sinna tuua, eks ole, selle interaktsiooni mõistes, eks ole. Me ei taha ju, et laval oleksid robotid, kes meil... No ma ei tea, kui tegelikult mingi hologrammi, vaata nagu Aasias on, et meil on seal need digitaalsed influencerid, keda ei olegi olemas ja need hologrammid seal on, et ta on mingis momendis kindlasti innovatiivne ja huvitav vaadata, eks ole, jah. Aga paar korda. Jah, paar korda ja kui nad ei tööta, siis on probleem muidugi, jah. Ei, ma usun, et see kindlasti jõuab meile kohale ja ma arvan, et kõik peavad ennast nagu harima ja sinna poole liikuma, eks kindlasti tehnoloogia süvakasutamine on see siis selle tehisintellekti kaudu või mingid muud asjad, noh, saab kindlasti olema, noh, mõtle ise, kui palju on tehnoloogia arenenud viimase 20 aastaga, see on ju
natukene, aga samas, kui sa nüüd jälle mõtled, et viimast üritust, mida sa ise väisasid näitlikult, palju see erineb sellest, mis oli 20 aastat tagasi enne ja seal on kasutatud, ehk siis ma olen nõus, niisugust tehnoloogilist innovatsiooni on üritusturundus ka tegelikult väga vähe. Kuule, aga palju näiteks, ma rääkisin korras sellest Aasia influencerist ja palju meil nagu füüsilisi influencereid, suunamudijaid on jõudnud üritustele, et see on ka niisugune täitsa uus nagu tüüpi entertainment või näiteks teine asi, kohalik koomikud, eks ole, meil on ju väga tuntud koomik juba olemas, eks ole, Ameerikas on ju. No ikka on, aga ma arvan täpselt sellest, et mis ürituse tegemist, et ma usun iga hotelli ja auto lansseerimise kliendiüritusel on täna need influencerid kohal, kes siis oma kajastusi teevad. Ja jaa, aga see on see, et keda sa kutsud, aga ma mõtlen, et nagu paned esinema lavale, midagi rääkima, nagu vedama seda, et klassikalise, ütleme isegi õhtujuhi nagu rolli natukene või, sest nad on nagu uued celebritid, aga neil on hoopis teine nurk, eks ole või? Võib-olla me ise oleme vähem kasutanud, aga ma olen näinud, neid kasutatakse. Okay. Ma ei tea, kas peaks rohkem kasutama. Ma ei tea, ma lihtsalt nagu mõtlen, me jälle oleme siin nali on ka selline, et osadele meeldib väga õrn piir. Jah, no just, et me oleme reklaamitudengitega rääkinud, et me teame ühte inimest, kes sobib ükspuha mida reklaami, ükspuha mis olukorras, see on Jan Uuspõld. Seda on ka juba 20 aastat tehtud, on ju. Ja ta on täpselt selline huumor, põhimõtteliselt nagu läheb vist kõikidele, et ei ole. Kuule, aga Tanel, aitäh, et leidsid aega meiega oma mõtteid jagada ja rääkida üritusturundusest, et väga põnev on ja igal juhul te olete teinud väga suure siukse arengu ja minu meelest nagu kui ma vaatan just turundusmaastiku mõistest, te olete teinud selle ekstra pätsi siis on ju, et te olete suutnud minna klientidega kaasa välisturgudele ja minu meelest see on ainult see algus nüüd, kuhu peavad kõik nagu jõudma. Et kõik võiks nagu jälgida teie seda mustrit vähemalt, on ju. Ma arvan jõudu edu kõigile, et sa ise jõudad ka, mida õpetaks, et sa ju saad kasvada pigem koos konkurentidega, on ju. Ja ma arvan, et selliseid edumeelsemaid näiteid võiks nagu palju juurde tulla. Ja ma usun, ega lõpuks me oleme ka teatud lävepakul, kus ma loodan kindlasti tuleb häid näiteid. No, tegelikult meil on väga tublid tegijad. Ma olen sellega nõus, aga jällegi üks põhjus, miks me neid episoode teeme, on ju kogemuste jagamine. Et kui rohkem me räägime ausatelt, kuidas me mõtleme, kust me oleme tulnud, kuhu me läheme, seda paremaks me saame, et kui me hoiame tüüpiliselt eestlastele, et kellelgi üldse midagi ei jaga, eks ole, igaks juhuks, et äkki punkt 1, äkki ma näen mitte hea välja või teine on, äkki saab keegi midagi teada, mida mina ei tea. Ei, seda ei pea kartma. Ja. Kuule, aitäh ja kõikidele kuulajatele, vaatajatele loodame, et tulete järgmine kord jälle kuulama ja vaatama meid. Aitäh!